Tere õhtust, kallid Kuku raadio kuulajad. Kui te meid raadios kuulate otse, siis on kell 5 pühapäeva õhtul. Meil on siin praegu esmaspäev, 25. märts. Ja rõõm tervitada kahte saatekülalist. Mihkel on siin viimastel kordadega, juba 3. korda vist lühikese aja jooksul, eks? Nii on. Aga ikka hea meel sind tervitada siin ja veel suurem hea meel on tervitada Johanna Rossi, kes on esimest korda siin ja olge nii kenad, öelge enne kui ma teema sisse juhatan paar sõna enda kohta, et kes te olete, millega tegelete? Mulle meeldib määratleda ennast kultuurieugeenikuna. Õppinud olen Tartu Ülikoolis 5 aastat keemiat ja pärast 5 aastat kulturoloogiat ja semiootikat. Mina olen suurtes enesemääratlusraskustes pärast seda, kui katkes minu süda Tartu Ülikooliga, sest ma kaitsesin kirjandusteaduse või Eesti kirjandusloo alal doktorikraadi. Muidu toimetan ajakirja keelekirjandus, aga siin olen ma ilmselt hoopis sellepärast, et mind peetakse hobifeministiks. Milles su töö oli, doktoritöö? Nõukogude Eesti naisarenguromaanist Aira Kaalust kuni Mari Saadini. Siis on ju küll otsapidi teemaga hobifeminist, see on päris sa tunned sugulust, eks, nagu sa määratled ka tavaliselt ennast hobi kaudu, hobifilosoofia. Mis sa salatad, eks teema on huvi pakkunud mullegi, aga võib-olla natuke teise kandi. No mina kasutan seda määratlust sellepärast, et feminismiga on ju väga, selle määratluse juures on alati üleval see poliitilise aktivismi küsimus, aga sellega ma ise ei ole väga palju tegelenud, et mind rohkem huvitavad siis soolisest perspektiivist igasugused kultuurinähtused või kultuurilised representatsioonid, selles mõttes siuke nagu ka võib-olla valgekrae feminist või šampanja feminist. Ja väga hea. Sobib meile väga hästi siia stuudiosse. Et jah, kaugem eesmärk, ega me tänasest feminismi teemast mööda ei pääse ja see vastupidi, või see ei olegi eesmärk, et pigem on sellest rääkida, aga ma hakkaks veidi kaugemalt pihta, et kui tänasel saatel on teema, et siis selleks võiks olla pigem intersektsionalism. Ma olen sellele mõistele see mõiste ise jõudis minuni võib-olla otsesemalt 2-3 kuud tagasi ja ta jõudis minuni läbi selle vimmauuringute afääri, mis on meil siin ka saates paar korda läbi käinud. Ja Helen Blackrose, kes on üks siis selle kolmiku liikmetest, ütles lause, mis mul pani selle lokaatorit sinna suunda, et parempoolsed, kelle hulka ma siis elimineerimismeetodi tõttu pean ka ennast arvama tõenäoliselt, sest vasakpoolne ma selgelt ei ole, et parempoolsed ajavad tihti sassi, panevad ühte patta postmodernismi, neomarksismi ja intersektsionalismi ja ignoreerivad seetõttu selle probleemi epistemoloogilist poolt. Et katsuks, et see on see lause, millest ma lähtun selles saates ja et mida ta selle all nagu võis üldse mõtelda ja ma arvan, kõige siuke mõistlikum viis seda lauset arutama hakata on küsida teie käest, et mida teie intersektsionalismi all mõistate? Hakkame Johanna. Ma tahtsin just ise öelda, sellepärast, et ma tean, et Johanna on pädevam siin. Okay, siis, et teha nagu väike üldistus selle märkuse kohta, mis ise alguses tegid, et üldiselt see on nagu inimesele üldomane, et ta nii-öelda asjade hulgas, mida ta peab põhimõtteliselt valeks või vääraks, et tema eristusvõime seal kuigi terav ei ole. See on üks pada kõik. Ja see on hea tähelepanek. Intersektsionalism, postmodernism, neomarksism, üks pada kõik, eks ju, seal me ei tee eristusi. Umbes samamoodi nagu, ütleme siis mingid seksuaalneurootilised katoliiklased ei hakka tegema eristusi mingite asjade vahel, mis kalduvad kõrvale normaalsest tuumikperekonnast. Üks perversus kõik. Et lihtsalt selle märkuse ma teeks, et enne. Et tõepoolest jama sisse me ei tee eristusi. Aga see on väga ohtlik mõttelaiskus.
et need nii-öelda jamad või õigemini siis need jamad on alati subjektiivsed, need subjektiivsed jamad võivad nii-öelda signaliseerida väga erinevatest maailmapiltidest tegelikult. Jaa, seetõttu mulle see Blackrose lause meeldiski, seetõttu me siin niimoodi panimegi pead kokku. Ja nüüd ma annaks professorile sõna. Professor, ole hea. Siis vist tekib kurb eetrivaikus, sest professoreid meie seas sa oled kõige lähemal. No ma sellist kiirete ja korralike definitsioonide köhimises ei ole väga osav. Pealegi mind kummitab natukene siin ette saadetud materjalist pärit selline definitsioon, lühike ja lööv definitsioon, mis ütles, tegelikult on ka Wikipedia artikliga üsna kooskõlas, et intersektsionalism on viide, jutt ohvritunnuste akumuleerumisest. Just. Aga ütleme, see on siuke jutusaate definitsioon, eks, et ta oli väide teise konteksti mõeldud, et siin on meil aega, meil on ka jutu saada, aga siin on aega rääkida. Aga ei lühikestest definitsioonidest on väga peale hakata, muidu ei ole kuskilt kuhugi taha haakida. Aga minu meelest nii väga laias plaanis on intersektsionalism hästi tervemõistuslik osutus sellele, et inimese positsiooni ühiskonnas iseloomustavad alati väga paljud erinevad tunnused. Ja siis kui feministlikust perspektiivist alustada, siis mitte ainult sugu, vaid ka rass, klass, nii edasi, vanus, ka siin enne ironiseerisite geograafilise positsiooni või elukoha üle, see ka. Ja see on ju selles mõttes minu meelest puhas terve talupojamõistus, et nii see on. Ja see peaks igasuguse analüüsi juures meeles seisma inimestel, et kui tihti mingites konkreetsetes väitlustes või konkreetset argumentatsiooniliini viljeldes, siis lihtsustamise huvides lähtutakse näiteks ainult ühest tunnusest. Ja siis tihti võib ka ju vastane meelde tuletada, et kuule, aga kõik need teised asjad on ju veel või et elu on palju keerulisem kui see üks mudel. See intersektsionalism, nii palju kui mina tean, saigi alguse feminismi sisesest kriitikast selles mõttes, et selline kõige jõulisemalt kuulda olev hääl kuskil 70-ndatel oli selline valge keskklassi feminist, kes jutlustas võib-olla ka pisut kitsarinnaliselt oma probleemidest, justkui tema probleemid laieneksidki kogu maailma naistele, tervele õeskonnale. Ja siis hakati niimoodi kõrvalt meelde tuletama, et kuule, et aga ma olen justkui ka naine, aga ma elan väheke teist elu või et pane seda ka tähele. Selles mõttes minu meelest täiesti mõistlik lähenemine. Kuigi nagu mul nagu tunne, et mis häda sellega on, et see on kuidagi, et tema sisu on nagu mingis mõttes tegelikult triviaalne. Et kas sulle ei tundu? Selles mõttes... Oled sa üldse Johanna definitsiooniga päri? Jaa, intersektsionalism ja minu arust selle häda ongi see, et nagu, et epistemoloogiliselt on veel lihtne, eks ju, me vaatame mingit näiteks inimest või isegi inimgruppi ja hakkame siis liigitama tunnuste klasse, millesse ta kuulub, eks ju, et see on nagu... Ma ütleks, et see on inimtunnetusele kõige üldisemas mõttes omapärane, et me võime isegi Mendelejevi tabelit nimetada selles mõttes intersektsionalistlikuks menetluste vahendiks, eks sest see ju ka reastab ära seal aatommassi järgi, elektronkihtide arvu järgi ja siis välisel kihil olevate elektronide arvu järgi ja suurepärane asi saame grupeerida, funktsionaalne. Aga minu arust nagu asi läheb käest ära siis, kui on vaja need erinevad ütleme siis intersektsionaalsuse alarühmad või tunnused panna hierarhiasse. Ja minu arust see on vältimatu. Niipea kui me lähme praktikasse, on asi vältimatu. Ja miks see pidi minu arust nagu feminismi seest tulema, et okei, me jõuame sellisesse situatsiooni, et tõmbame selle ürgpatuse ja arhetõpra maha, eks, ja tõmbame valge keskealise heteroseksuaalse mehe maha. Saadame ta toast üldse välja. Aga asi on selles, et need, kes sinna tuppa jäävad, et neil on vaja ikkagi hierarhiaid püstitada. Sest
minu jaoks on nagu hierarhia ka nagu täiesti vältimatu asi, see on otsustusvõime abstraktsioon minu jaoks täiesti selgelt. Tuleb 2 arvamust, me ei saa korraga 2 suunas minna, eks, ja siis peab ju tegema juba niimoodi, et kumma suund peale jääb ja siis läheb nagu asi käest ära. Et kuidas siis neid hierarhiaid punuda. Mina iseenesest ei ole sugugi hierarhiate vastane, vähemalt mitte mõtlemises, ma nagu möönan, et need on vajalikud, või jah, kuidagi peab mõtlemisprotsessi struktureerima, aga kui sa nüüd räägid... Mis tahas protsessi tõenäoliselt? Jah, ütleme siis mis tahes protsessi. Aga et kui sa nüüd räägid sellest vajadusest mingi hierarhia ikkagi paika panna, aga see ei pea ju olema selline üldine, vaid see on alati nagu juhtumipõhine, kas Jaa, aga et me vaatame, mis antud juhtumil on kõige asjasse puutuvam plaan või aspekt. Jah, aga sellisel tasandil on see muidugi jälle täiesti üldine. Aga ma tuleks selle Johanna definitsiooni juurde tagasi, et nõus täiesti tervemõistuslik, nii nagu sa seda sõnastasid, et see ühes küljest on täiesti tervemõistuslik lähenemine, et inimesed tõepoolest iseloomustavad mitmed tunnused, kes selle vastu saaks vaielda. Aga minu meelest, ja sa tõid selle hierarhia momendi sisse, aga minu meelest ei ole kordagi veel täna läbi käinud sellest arutelust sõna, mis kummatigi on kogu selle sõna taga oleva hoiaku juures kõige olulisem on see sama rõhumise teema. Et minu arvast on see keskne mõiste siin ikkagi see rõhumine, ja just see sama ohvritunnuste aspekt, et see ei ole lihtsalt niisama, et loomulikult kui me ütleme, et intersektsionalism väidab lihtsalt seda, et meid iseloomustavad mitmed tunnused, siis minu meelest see veel ei erista teda, et just on, kas ei ole ikkagi tähtis siin see kvintessents, ja see on küsimus, et kas see ei ole ikkagi mitte see rõhumine ja just see sama, mis sealt tuleb kohe see ohvri pool juurde, et mis sa sellest arvad, Johanna? Ega mina ei ole mingisugune intersektsionalismi ekspert, vaid lihtne guugeldaja tänavalt. Ja nii palju, kui ma olen ka puutunud võib-olla kirjandusteaduslikes tekstides selle mõistega kokku. Et ma olen selles mõttes nõus, et sinna kipub taha heiastuma niisugune taust või see slepp kipub seal taga kuidagi lohisema. Aga ma ei tea nüüd, kui... see oleneb jälle jah, et kuidas me täpselt selle definitsiooni sõnastame. Et kui ma ise mõtlen sellele sõnale või sellele lähenemisviisile kui tööriistale, mis võiks mulle kuidagi kasulik olla mõtlemisel, kirjutamisel, analüüsimisel, siis ma ilmselt tähtsustan sealt teisi asju. Mitte seda ohvri poolt. Tunnuste paljusus siis? Ja just seda, et ta on nagu teatud mõttes lihtsustamise vastane tööriist. Et lihtsalt sellega, et jällegi kui nüüd lähtuda oma väidetavalt feministlikust positsioonist, et siis ainult sellega, et ma olen naine, ainult selle pinnalt argumenteerides ma suuremas osas olukordadest ei jõua väga kaugele või see ei ütle väga palju minu positsiooni kohta. Ja intersektsionalism ongi see, mis põhjendab sinna teiste tunnuste lisamist, et arutluskäiku nüansseerida. Jah, selle kohta, et kui me ütleksime, et me oleme sinuga mehed ja Mihkel, siis sellega ka ja läheks ikka suur osa meist vist ka kaotsi, et sellega on raske. Sellele Johanna väitada on ka peaaegu võimata vastu veel, mida ma tahaks. Ma ütleks, et ta on üks nagu nähe või etapp niisugusest suuremast tendentsist, mida mina olen oma mõttes vähemalt nimetanud feminism kaotas töö minu arust või oma mingi legitiimse tegevusala 21. sajandil, sest ta algselt oli ju ikkagi vabastusliikumine. Ta oli vabastusliikumine ja see tähendab, et kui see teatud vabadus on käes, siis peaks olema pillid kotti ja punuma. Mis siin ikka, eks ju, töö on tehtud. Aga see, millele ka tegelikult Johanna viitas, eks ju, soo perspektiivist vaatamine, et see on alles nagu tunnetuslik aspekt on minust nagu alles ja see on väga tore. Aga häda tulebki sellest, et see vana revolutsiooniline vaib, nii-öelda poliitiline pool, et sellel on nagu töötusest rusikat tasku läinud, sest ei ole enam midagi väga lammutada, kuidagi nukraks läheb see asi. Ja siis tulevad need rõhumisstruktuuride tagaajamised. Et
et kui, ma võin ühe tõesti sündinud seiga rääkida, mis minu arust on hästi, hästi kõnekas, et kui ma peaks mälestused kirjutama, siis ma paneks selle sinna sisse, see oli põhikoolis. Ma istusin ühe oma klassivennaga Prossa järve ääres, oli see supluskoht, kiigutasime jalgu vaikselt seal 2 poisikest, eks ju. Ja siis mõned lapsed sulistasid seal ja siis see teine niimoodi raskelt vaadates ohkas. Pagan, et keegi ei upu, päästa tahaks. Eks, kes see oli? See oli üks töötu kangelane istus minu kõrval. mis sa teed? No ei upu keegi. Tahaks päästa. Ei saa. Töötu vetelpäästja. Jah. Et niisugune revolutsioonilisel, ikka tahaks häid tegusid teha, kangelastegusid teha, aga pole tööd, see on väga nukkar ju tegelikult. Pikk saade siin võib rääkida, üks lugu võib teisele, et mul tuli meelde üks minu kolleeg, üks filosoofia õppejõud, kes oli käinud käinud kõik Eesti kõrgkoolid läinud, ma hakkan siin nimesi praegu nimetama. Ja siis ta tuli ka otsaga EPSi ja seal puhkes siis diskussioon selle üle, et millises õppetoolis peaks filosoofiat lugema. Üks seisukoht oli, et see on nagu käitumisteadus ja seda ta peaks olema sotsiaalteaduste õppetooli all. Mille peale minu kolleeg ütles, et Sisekaitseakadeemias kuulub õpetatakse filosoofiat üldse vetelpääste õppetoolist. Aga jätame praegu vetelpääste sinna paika, tuleme teema juurde tagasi, et ma võin siis korraks pähe tõmmata selle intersektsionalisti mütsi, mida ma vist elus varem ei ole kandnud, aga tundub, et täna selles saates tuleb kanda ja hõigatele Mihkli jutule lihtsalt ääremärkusena juurde, et siin me räägime ka kitsalt, eks ole, mingite lääne ühiskondade olukorrast, jah? Intersektsionalist siinkohal tuletaks meelde, et kindlasti ei ole ju igal pool need naiste õigused nii lõpuni kätte võideldud, nagu feministlik ja ideaalsed ette näeb. See on oluline märkus kindlasti, jah. Jah, aga mulle tundub, et see kõige käremeelsem tiib, see on ju üks suur küsimärk, et ega nad ei tegele niivõrd selle, jällegi, see põld on suur ja lai ja kindlasti on seal igasugu tegelasi, eks, aga kui me nüüd räägime sellest kõige käremeelsemast tiivast, siis ega nende sihukene arhetüüpiline vastane ei ole mitte see Saudi Araabia režiim, vaid ikkagi jutt on ju selles, et rõhutakse kõige rohkem siin läänes naisi ja kõiki muid vähemusi, et see on see, mis ausalt käib mul selle mõjub vähemasti kummastavalt. See nüüd ma kardan, et siin sa ilmselt võiksid jääda konkreetse näite otsimisega hätta isegi radikaalide hulgas, kui sa otsid seda väidet, et kõige rohkem rõhutaks naisi ja muid vähemusi ikkagi läänes. Võimalik, aga ma saan aru, millele sa viitad muidugi. Mingeid radikaalseid otsi on olemas alati, eriti kui inimene satub minema internetis, siis sealt leiab ta mida iganes. No see on minu arust nagu hea koht viidata Tocqueville'i efektile. Jah, see on minu meelest oluline. See on väga terane psühholoogiline tähelepanek. Kusjuures ma leidsin sellisest kogumikust nagu, see oli saljaskond versus väärtuskonservatiivid. See soomlaste asi, jah? Jaa, see on huvitav essee kogumik, sest ta on, ma soovitan seda, ma kirjutasin Sirpi arvustuse ka sellest, et minu arust nagu Soome on ma ei tea, võib-olla sellepärast, et ma olen tartlane ja ma pole soomlastega üldse kokku puutunud, aga mul on kuidagi väga positiivne, et mulle nagu soomlased väga meeldivad ja Soome maa on üldse hästi tore igatpidi ja nad on mingis mõttes nagu läinud kaugemale teatud asjades, saanud vabalt areneda kui meie ja mulle väga soomlased meeldivad igatpidi. Pidas ta vajalikuks märkida. Ja selles mõttes nagu hea tutvuda, et kuhu on arenenud neil see debatt. Ja tundub, et tõesti, et Eesti on ka siin jälle kuidagi väike armas ja nunnu, sellepärast, et eriti veel Rootsi feministidega, need näited olid seal ikka päris kulme kergitama panevad. Aga Tocqueville'i efekt on siis selline, et kus võrdsus on saavutatud, seal hakkab iga väiksem ebavõrdsus järjest teravamalt häirima. Ühesõnaga, et mida võrdsemaks de facto ühiskond läheb, seda tulihingelisemalt tahetakse võrdsus taga, et see nii-öelda rahulolematus või reaktsioon mis tahes ebavõrdsusele on seda teravam ja seda kutsutaksegi Tocqueville'i efektiks. Ütleme siis niimoodi, et süües kasvab isu võib-olla siis selle üks versioon.
ja kui ma mõtlen ka Maslow'le siin, Maslow'lt oli minu arust väga oluline tähelepanek see, et kui mingi asi saab põhimõtteliselt võimalikuks inimese jaoks, siis see hakkab teda painama selles mõttes, et ta inimene tunneb see seismistungi, et ta peab olema see, mis ta olla saab või võib. Noh, me võime seda öelda ka mingi internaliseeritud sooritussurve siia, on vist selline moodne sõna ka. Internaliseeritud Sooritussurve. Jah, see on veel üks kahtlane mõiste minu sooritussurve, see on see, et kui inimene tunneb, et ta on nagu kohustatud midagi tegema. Aga mida võib jälle teiselt poolt vaadata sellise moe sõnaga nagu... Selle ma panen kohe kirja. Jah, on nagu võimestamine, eks ju. Mida me teeme, kui me võimestame kedagi? Minust see on nagu feminismis hästi oluline mõiste, eks ju. See on see empowering. Jah, empowering, et kedagi on vaja võimestada. Ja see, kui ma hakkan kedagi võimestama, noh, ütleme, ma ei tea, et ma tahan siin Johannat või Hardot võimestada, see tähendab sisuliselt, et ma tekitan teile sooritussurve. Ära parem tee seda. Okei. Aga see tähendab, et ma ütlen, et see tähendab, et kui sa ei teosta ennast, kui sa ei saavuta seda, mida sa võid, siis sa oled loser. Eks ma pean sulle ebamugavustunde tekitama enesega rahulolekus. Johanna, kurat, kui sa ei lähe presidentuuri peale välja, siis sa oled mõttetu loser, sa raiskad oma potentsiaali, tunne ennast halvasti, palun. No see on see, mis natuke konkreetsemal tasandil on, ma ei tea, Anglo-Ameerika, ma ei tea, feministlikus popkultuuris või tuntud selle mõiste kaudu having it all, et kas naine või siis ka inimene üldse, kas ta saab elus kõike saada, et see võimestusdiskursus ütleb, et saab küll. Naine, sa saad luua pere ja käia tööl, teha karjääri, mida sa 100 aastat tagasi ei saanud, ei peetud heaks tooniks või üldse ei võimaldatud ühiskondlikult. Nüüd öeldakse, et jah, sa saad seda kõike teha, aga mingis mõttes võib see ju inimesega lõhki rebida, sest kui mõelda nüüd, kui jätta konkreetne sooküsimus selja taha, kui põhimõtteliselt küsida, kas inimene võib kõike saada, selge, et ei saa. Jah, tööjaotus juba nagu ja niisugused efektiivsused asjad. Et tuleb mingeid lõive ühesõnaga maksta, et see on täpselt see kahetisus, mille sa välja tõid praegu, ma arvan. Jah, ja nii kipub nagu olema nende kõigi tahkudega. Aga okei, see läheks nüüd teemast nagu liiga palju kõrval, aga see on minu arust nagu mitmetahuliste aspektide, et intersektsionalism, eks ju, niimoodi nagu alguses on see, et erinevate tunnustega arvestamise on nagu kuidagi ohutu ja tervemõistuslik, puhttunnetuslik asi, nagu epistemoloogiline. Me üritame kirjeldada mingit nähtust just, ja siis lisame tahke. Ja õigupoolest minust on nagu tõepoolest see on nagu nii triviaalne, et see ei vääri mingit eriterminit. Ja minu meelest see vääri ka eriterminit, selles suhtes ma olen Mihkliga nõus praegu. Aga kas see ei ole nii-öelda suured tõed enamasti väga triviaalsed, lihtsalt küsimus on selles, kuidas oma igapäevases mõtlemises nagu žongleerida nende kõigiga või kõiki neid asju korraga meeles pidada, mida sa peaksid kvaliteetse mõtteprotsessi ülalhoidmiseks järgima. Aga ikkagi mulle tundub, ja ei ole mingit garantiid, et see tunne on õige muidugi, aga mulle tundub, et see on ikkagi see uba selles intersektsionalismis ja see, kindlasti see, miks ma tast räägin, on see sama rõhumise ja hierarhia, et kogu selle üleüldise sellise võrdsustamise aspekt, et mulle tundub, et sellest on saamas ja selliste millenaristlike sektide juhtideoloogia. Et see on niisugune uljas väide, mille ma praegu üles viska, mille te võite siin kamba peale katki tulistada, aga ütleb jutamise käigus, mul saavad endal ka selgeks mingid mõtted, et võib-olla see on see, miks see mulle praegu üldse huvi pakub. Iseenesest see sõna on muidugi vanem, et on ka 80-ndate lõpust. Intersektsionalismist, eks. Mis oli see, ütleme selle proua nime ka ära. Kas oli Kimberly Crenshaw? Just, mul läks meelde tulda, aga tuleb küll tuttav. Aga väga sellest hoolimata on võimalik, et nüüd on see sõna jõudnud, ütleme, laia tarbesse või ka nii, et omad on teise tähenduse, jah. Ja interneti kommuunides oskab igaüks seda nii-öelda letti käia, kui tal vaja on. Et selles mõttes on seda sinu tunnet väga raske kas kinnitada või ümber lükata. Ta ongi fenomenoloogiline, ma kirjeldasin fenomenoloogilist reaalsust. Mis ma võin öelda, et nii palju, kui ma olen seda sõna kohanud, ütleme mingites akadeemilistes kirjutistes või ka kirjandusteaduslikes, siis tihti ta ka mind teeb ärevaks selles mõttes, et ta on
sageli ütleme, kuulub kriitilisse arsenali või on relv mingi käsitluse vastu, mida kriitik peab lihtsustatuks, ta ütleb, et sa ei saa seda asja nii vaadata või ainult selle mudeli põhjal, et sa peaksid vaatama intersektsionalistlikumalt. Aga kuna keerulised mudelid on teatavasti keerulisemad, siis tihti vähemalt mina jään siis kuidagi nõutuks, et kuidas ma siis tohin seda asja vaadata või et hea küll, et mul on meeles see märkus, et sa peaksid arvesse võtma kõiki neid eri tunnuseid, aga et kui ma hakkan nüüd konkreetselt materjaliga töötama, et missugune menetlus laseb mul siis kõiki neid arvesse võtta. Too mulle palun anna natukene rohkem liha luudele siin, et enam-vähem ma võin aimata, millest sa räägid, aga natukene konkreetsem, et mis see probleem täpselt, et mis probleemiga sa niimoodi konkreetsemalt vastastikku seisad, kui see kirjeldatud situatsioon tekib? Ma nüüd ühtki konkreetset teksti ei oska praegu näiteks tuua. Ei, mitte konkreetset teksti, aga et mis probleem see on, mida sa uurid ja kus sul siis tuleb see intersektsionalisti see vastulause, et sa ei tohiks seda niimoodi uurida, et anna natukenegi võib-olla piirite täpsemalt see, kui sa saad, et muidu mul jääb lihtsalt õhku see asi. Ütleme, mina olin selline süütu tudeng, kes soovis uurida 70ndate Nõukogude Eesti naiskirjandust ja otsis selleks endale mingeid teoreetilisi abivahendeid või tööriistakaste, aga tihti ma sattusin selliste tekstide peale, mis mitte kes keeldusid seda tööriistakasti andmast või just nimelt mingi sellise lahtiütlusega, et mingeid üldistusi ei saagi ju teha või et mina tahtsin, eks ole, teada, kuidas uurida naiskirjandust ja kuna konkreetselt Nõukogude Eesti naiskirjanduse uurimise teoreetikuid teab, kui palju ei ole, ma pidin seda laenama kuskilt mujalt. Sa tahtsid midagi võtta, aga siis lugesid sealt, et ära seda võtta, sest see ei lähene sellele probleemi, siis intersektsionalisti kriitika, et ära seda tööriista kasuta, et see annab põhimõtteliselt, nüüd ma sain aru enam-vähem, milles probleem oli. Vabandust, ma segasin vahele nüüd, aga ei, ma saan aru, et siin ongi see valge feminist lööb välja, kes ei suuda enam inimese moodi oma muredest rääkida. Oma muredest kultuuri uurimisel. Sellest pole üldse küsimus. Mul on ka tunne, eks ju, apelleerimisest tundele jälle, et eks me saamegi oma neid pilte võrrelda siin parim, mis me et ta tuli mingis mõttes kaklustest feminismi seest või nagu sa Johanna ütles, feminismi kriitika, eks ju, et sisuliselt ja mis see kaklus on kaklus mikrofoni pärast, nagu enamik neid kaklusi on. Ja et kui mingi valge keskealine naisfeminist muudkui seal omast arust lõõritab mikrofonisse, eks ju, siis tal umbes sama menetlusega kisutakse mikrofon käest ära, et see olengi ju mina. Ja, et vaata, aga ma olen lisaks sellele veel näiteks teist rassi, ma olen must, eks ju, ma olen värviline. Ja üldse peaks mikrofon minu käes olema, sellepärast, et minu positsioon on nii-öelda vähem privilegeeritud, et alati pea olema see tingimata rõhumine, vaid see teine kuidagi võib-olla isegi leebem sõna või ma ütleks salakavalam sõna on see privilegeeritus. Privileeg on väga oluline sõna. Sest eriti see, kuidas privileegi pimedus on nagu määratletud, et selle üks tunnus on minust see, et privilegeeritu ei näe oma privileegi. Et see nagu a priori sa ei saa ennast kaitsta selle eest, sest kui mul on mingi privileeg, siis ma nagu definitsiooni kohaselt seda ei näe. Teine ütleb, et sa ei näe seda ja mikrofon peaks olema minu käes. Et siis on nagu raske kaitsta seda. Ja kui see raske on kaitsta seda ka selles mõttes, et põhimõtteliselt võibki nii olla. Et põhimõtteliselt isegi teatud situatsioonides võibki nii olla, sest meie teadvus on niimoodi üles ehitatud, et munustame ära nii-öelda siukese, võtame nii-öelda sulgud ette mingid teatud asjad kogu aeg. Umbes nagu sa tuletasid meelde, et kõikides maades ei ole niimoodi, et kui me teeme, et Eestis on veel eriti ja teha tõepoolest seadused on väga kenasti sooneutraalsed puha. Et meil peab olema selline ühine pada, et me räägime siin läänemaisest ühiskonnast üldiselt, eks ju, või Euroopast, et siin on, ma ütleks jah, et on asjad on hästi. Et see on see meie privilegeeritud positsioon või.
ühesõnaga jah, et see privilegeerituse mõõde on seal oluline, sest selleks, et kasutada seda mõistet intersektsionalism, me peame panema ta mingisse paradigmasse, see on tõepoolest üldiselt feministlik paradigma ja seal on sellised väljad minu arust nagu ka vaikimisi kogu aeg kohal, nagu privilegeeritus, rõhutus, eks ju, kellel on mingis mõttes paremad positsioonid ja õigupoolest see on ka see koht, kus ta ajab nii-öelda epistemoloogia mättasse, sest õilisteadus on alati olnud ju mingis mõttes see, et me ajame taga tõde ja kes ajab, ei ole tegelikult oluline. No okei, aga kui sa ka ma olen jällegi nõus, et praktilises plaanis ja meie Euroopa, Ameerika, Lääne mõtteloos asi on nii, nagu sa ütled, aga ikkagi, kui sa ka selle võimu sealt välja taandad, siis jääb ju alles ka siis võib-olla intersektsionalistlik vajadus nende eri tunnuste arvestamise järele, et sinu pisut, küll nagu sa ütlesid, pehmendav, aga siiski natuke karikeeriv kirjeldus ütles, eks ole, et mina pean ka selle mikrofoni saama, sest mina olen vähem privilegeeritud, aga see võib ju ikkagi olla ka täiesti nii-öelda jutumärkides objektiivne mure selle üle, et keegi räägib kõigi naiste nimel, aga ta räägib midagi, ta räägib millestki, mis minusse justkui üldse ei puutu või siis on minu seisukohast täiesti marginaalne mure. Või vale isegi. Ja. Vot see on nüüd üks huvitav koht, kus ma tahaks, see on mind väga mitmes kohas kummitanud, on just see representatiivsuse probleem. Selles mõttes, et mil määral minu elukogemus on representatiivne. Ja see ei ole nagu üldse tegelikult tühine küsimus. Et inimene, kes hakkab kuidagi nii-öelda üldistama enda elukogemusi, peaks nagu kohe ja hoobilt sellel põrkama. Et ma olen ise seda öelnud, et see on ka nii-öelda originaalsusäng või unikaalsusäng, mis peaks inimest tabama. See hirm äratundmine selles, et kurat, äkki ma olen unikaalne. Eks ju? Ja see tähendab, et tegelikult minu hädad või mured ei ole üldistatavad. Ja võt see on see, et enamus nii-öelda peaks meeles pidama, et ta on enamus, mitte kõik. Ja vähemus peaks meeles pidama, et ta on vähemus, mitte enamus. Et see näiteks, mis mul miks ma vahel olen olnud üsna nähvav siukese feministeeriumi gängi suhtes on see, et kui ma ütlen, et lesbifeminism on minu jaoks nagu tüpoloogia, mitte sõimusõna. Ma ausalt marsin ja olen kooseluseaduse poolt ja kuidagi tahan, et diskrimineeritaks. Aga kui läheb nii-öelda, kui see vähemus hakkab nagu üldistama väga laia laastuga ülbelt, et minu arust nagu sealt on väga-väga ruttu libedale teele, et neil ei ole kahjuks seda pinda, kust üldistada nagu naiskogemust. Et tähendab, mul on, see läheb nüüd jälle võib-olla isiklikuks jutuks, aga mul on olnud või juhus heita pilk või mitu pilku korraga väga omapärasesse naismaailma. See on, ma ei tea, kas ma seda, Facebookis on niisugused klubid, kuhu meil on kella 5, tuletan meelde, et saade on õhtul kell 5. Jaa, et jah, seal on sellised, ma ei taha nagu väga konkreetseteks minna, ma võtan üldistavalt ma olen igaks juhuks, et olen ma olen nagu üldistatav nagu näiteks, ütleme mingid suve-emmed 2019, see tähendab kõik naised, kes saavad emmedeks suvel 2019, tulevad sinna kokku ja räägivad jutte. See on ikka... Ja mul on, kuna mu naine on ka sellises staatuses ja siis ta on ühinenud ühe sellisega. Vot see on väga valgustav mulle, ma nagu rusikaga näkku saan sealt, mis jutte seal aetakse, vot see on täiesti nagu hämar maailm. Seda ma ei tea, vot see on huvitav kogemus. Ja siukesed sooperspektiivid mulle nagu täiesti meeldivad, aga ma tunnen, et seal ma vahin lihtsalt niimoodi näpp suus ja ei ütle mitte midagi, sellepärast, et see pole minu maailm, absoluutselt mitte. Aga mina tahaksin lihtsalt meelde tuletada, et väga ilus, empaatiline jutt, elan igati kaasa, aga et tuleks ka meeles pidada, et sa ei saa ju selle põhjalt teha automaatselt järeldust, et see on kõigi naiste maailm või isegi kõigi nende naiste maailm, kes saavad emaks suvel 2019. See oleks ka vale. Seda ta ka ütles, et enamus peab meeles pidama, et nad ei ole kõik ja vähemus peab meeles pidama, et nad ei ole enamus. Ja
see tähendab representatiivsuse probleem minu arust, see on üks kõige kummitavam probleem sellistes asjades. Niipea, kui me lähme fenomenoloogi, meie isikliku oma ilma. Jah. Mulle tundub tegelikult, et kui me sellest printsiibist lähtuksime, mis sa minust kenasti sõnastasid, see vähemus ja kõik see hakkas üles kordama, siis oleks ju võib-olla suur hulk probleeme kukuks ära. Aga... tohin ma veel ühe targutuse teha vahele, et paneme tähele, et üks kõige vanemaid ja universaalsemaid kõlblusseadusi, eetika kuldreegel, käitu teisega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse, tegelikult tugineb eeldusele, et teine on põhimõtteliselt samasugune kui sina. Ja mingis väga üldises mõttes on see niimoodi, eks. Mingis mõttes see ju jah on, et... Aga jah, et siin on ka see okas on sisse peidetud, et ei pruugi olla. Jah, aga see probleemid hakkavad sealt pihta, ma vaatasin, kasutan ka siin seda võimalust soovitada. Niall Fergusonil oli ma sattusin selle peale paar päeva tagasi. Austraalia asepeaministri John Andersoniga oli väga-väga hea vestlus. Ja minu meelest, mis ma sealt, see midagi uut, aga ta sõnastas selle, et meil see vaike säte on nüüd ja siit hakkavad need probleemid pihta ja võib-olla siit liigumegi sinna edasi, see vestlus on niisugune orgaaniline nähtus, et see vaike säte praegu on ta ütles, et see on siis politics of outrage, mis siis ma arvan, et eesti keeles võiks seda öelda niimoodi, et selleks, et üldse osaleda ja vaatame praegu siin oma seda valitsuse moodustamise, selleks, et üldse avalikus debatis osaleda, pead sa kõigepealt ennast vahule kloppima. Eks nördimuspoliitika olla näiteks. Nördimuspoliitika, et selleks, aga idee see, et üldse kuhugi minna, sa pead kõigepealt ennast vahule kloppima ja siis sa saad alles hakata, siis saab üldse arutama hakata, et enne kui sa ei ole niimoodi ennast peseeks vispeldanud, see ei ole üldse asja stuudiosse kuhugi, et mis see sellest ja mis võtame kommentaari nagu siin ja siis mul on mingi idee, et kus see võib pärit olla. Et kas see võib olla niimoodi, et ma ei saa astuda avalikku diskussiooni või diskussiooniruumi muidu kui hüüatusega, ma olen solvunud, ma olen raefunud, mul on tehtud liiga. Nördimuspoliitika on see. Ja kas sulle ei tundu, Johanna, et intersektsionalism ja me täitsa adun seda, mis sa rääkisid enne, et see juured on palju kaugemal ja nüüd on ta siin, ta on elav sõna, ta on omandanud, et kas see ei ole see intersektsionalism sellisel kujul, nagu mina teda praegu, sellisel kujul, nagu ta mulle praegu huvi pakub, on mingi märk sellest nördimuspoliitikast, jääme siis selle termini juurde ja mis sina sellest üldse arvad ja mis sa arvad, kus on selle nördimuspoliitika juured ja kuhu see meid kanda võib lõpuks? See kõik sellised asjad on ju alati peamiselt määra küsimus. Mingis mõttes on see ju jällegi täiesti loomulik, et ma astun sinna avalikule areenile midagi ütlema siis, kui ma soovin millelegi reageerida. Millelegi ma tahan ikkagi tähelepanu juhtida või millelegi üles kutsuda või midagi võiks teha natuke teisiti. Mul on aga jah, et kui siis hakkab tunduma, et see ületab mingi mõistliku määra või just nimelt näiteks, et keskenduma peab siis solvumisele või sellisele ka isiklikule haavumisele, et see, see kõlab, eks ole, ülemääraselt, liiaselt, nii see ei tohiks olla. See on jällegi see taju küsimus, et ma saan aru, et sina tajud seda intersektsionalismi sõna just niimoodi. Ja mul ei ole ka milleski muust rääkida kui seda, mida ma tajun, eks. Ega vist sul ka mitte. Ja ega Mihkli ka vist mitte. Me ikka ju oleme taju keskused, eks, siin kolmekesi. Ja asjad on meile ligipääsetavad ainult niivõrd, kui me neid tajume. Aga ma ei oska selles mõttes, mul vist endal nii tugevaid tundeid ei ole selle sõna suhtes, et ma pigem olen lihtsalt harjunud siis kõrvale jätma selliseid kasutuskontekste või neid nagu kõrvale lükkama või mitte neile väga palju tähelepanu pöörama. Ilmselgelt teised filtrid peal kui meil. Jah. Teised nördimusfiltrid võiks isegi öelda. Teised asjad on võib-olla rohkem närvi. Aga
nagu, kas tohib Johannelt küsida, et mis raamat tal kaasas on ja miks? Selle raamatu ma võtsin kaasa iroonilise maskotina, tegelikult täiesti juhuslikult oli kotis, kuna mul on pooleli. See on Naomi Aldermani ulmeromaan The Power. Aga ma kahjuks ei saa sellest teha veel kokkuvõtteid, kuna ma olen kusagil 1/3 peal ise. Aga põhimõtteliselt see on ulmeromaan maailmast, kus võim on naiste käes või naised saavad selle, ingliskeelne pealkiri The Power on mitmetähenduslik, naised saavad selle võimu seda kaudu, et neis tärkab võime anda ohuolukorras elektrilööki kaasinimesele ja seni olen lugenud sellest, kuidas naised selle võime endas avastavad, õpivad seda kontrollima, mida sellega teha saab. Loomulikult hakkab info kõigepealt levima internetis, lapsed hakkavad koolis. Mis aasta raamat see on? See on üsna uus, kas paar aastat või midagi sellist. Et lapsed hakkavad koolis vahetunnis ohtlikke mänge mängima ja keegi paneb püsti religioosse kultuse oma uue võime najal, sest ta näeb selleks võimalust ja 2016. Aga ma kahjuks ei oska, ma ei tea veel, kuhu autor sellega läheb. Ütle palun autori nimi veel. Naomi Alderman. Teda on, et konteksti anda siis meil on kaamera ka, kui see juba raamatu peale jutt läks, siis näita palun sinna. Et kes mingit kirjanduslikku konteksti tahab, et siin kaane peal on Margaret Atwoodi soovitussõnad ja teda on peetud natukene selliseks Atwoodlikuks, kas päris mantlipärijaks, aga sest vist on ka tema esimene romaan, kuigi võin eksida, aga natuke samas liinis kirjutajaks. Nojah, see võimusõna lihtsalt intrigeeris siin kaane pealt, mõtlesin, et mis värk sellega on. Mul on kodus ka teine raamat Mary Beardi Women and Power, mis räägib siis alates antiigist sellest, kuidas on, kui palju võimu on jagunud naistele mingites ühiskondades. See on tegelikult huvitav teema, minust sina, Hardo, oled sellest rääkinud ja ma ise panin tähele, võib-olla just tänu sellele, et sa rääkisid, et feminism on muutunud ka ja feminismi nii-öelda edasiarendus, intersektsionalism, eks ju, et kui võimupüramiidi tipus läheb kemplemiseks, eks ju, ja seal läheb nagu liiga tuliseks kemplemiseks, siis nagu üritatakse kasutada mis tahes vahendeid ja loomulikult feminism sobib selle jaoks ka. Et ma panin nagu Kaja Kallase puhul nagu minust seda tähele, et kui nüüd siin otsustas Jüri Ratas, eks ju, ja EKRE ja Kesk üritasid seal omavahel keeta kokku koalitsiooni, siis ta nagu tegi sellise nähvaku, et nagu eks ju, et umbes, et ju siis pole naisteks valmis või kuigi minu arust nagu meil siin Konnatiigis on päev selge, et selle võimupirukakase pärast kakeldes, nüüd mingi sooküsimus on nüüd küll viimane, mida seal näpistatakse, et igal ühel on nagu küüned nii või naa, nii enda poole ja valmis mida iganes tegema, et seal kuidagi kakelda selle pärast. Vähemalt koalitsiooni moodustamisel ei ole see mingi teema. Et see, kuidas võib-olla alguses neid rahva ääli kokku meelitada, seal võib isegi olla mingi argument, aga et minu arust siin tulebki see tunnuste hierarhia, millest sa enne rääkisid, et ma olen antud juhul sinuga nõus, et sugu ilmselt ei ole seal hierarhias kuigi kõrgel olev tunnus, aga samas tõenäoliselt, kui sul on vaja kedagi maha võtta, siis sa kasutad kõiki vahendeid, mis sul on käepärased ja loomulikult sa ei jäta ju kätt sirutamata ka mingite sooliste vahendite järele. Kui sul on midagi, mida sa saad kasutada antus olukorras just naise vastu, siis sa seda teed. Või mehe vastu. Jah, absoluutselt, muidugi. Siin on need, ühesõnaga, see ei ole päris vale tõenäoliselt, kuigi see on ilmselt antud olukorras eksitav rõhuasetus või rõhuasetus, millega paljud ei nõustuks. Ja võt siin on üks see asi, mis on nüüd tegelikult märksa laiem ja üldisem ja mis võib-olla ei lähe siia teemasse, on minu arust see, et ma võiks öelda sooneutraalsuse hääbumine mingis mõttes avalikus diskursus või tähendab maailma ja ka võimu mingis mõttes taassoolistumine ja see tuleb kusjuures üllatuslikult mitte niivõrd konservatiivsetest ringkondadest, vaid just nendelt, kes peavad ennast progressiivseteks. Istanbuli konventsioon on minu arust hea näide, et see ei ole sõnastatud enam sooneutraalselt, vaid seal on just nagu naistevastase vägivalla sildi all. Minu arust MeToo ei ole ka sooneutraalne, kuigi teda vahel üritatakse sinna punnitada ja
mitte selles Vikerkaares, mitte nüüd 3. Vikerkaares 2019, vaid minust, kas see oli 1-2 2011 või oli see lausa 2018-12, kus Kadi Viik minu arust, vaat see nii-öelda soosuhtlus või seksuaalkäitumine ja see oli minu arust nagu huvitav selles mõttes, et ta nii-öelda naiste kaitsmise sildi all, eks ju, tulid ette väga detailsed kirjeldused sellest, kuidas soosuhtlus peaks välja nägema, ühesõnaga, kuidas mingi kohting ja nii edasi, väga detailne regulatsioon, eetiliselt reguleeritud, tähendab, soosuhtlus peab olema jälle nii-öelda mõistuse normatiivsesse hullusärki surutud. Aga see on reguleerijaks peab olema riik nüüd juba, eks ole, või? Jaa, sealt tulevad ettekirjutused, aga iseenesest see, et nii-öelda inimeste intiimkäitumine läheb väga tugevate regulatsioonide alla. See iseloomustab üldiselt väga traditsioonilise konservatiivseid ühiskondasid üldiselt, nagu islam, eks ju, traditsiooniline, ma ei tea, katoliiklus või ka aamissid või kus enam-vähem iga liigutus on väga tugevalt nii-öelda raami pandud, et ta on nagu anti-hipi ja see on nagu nüüd mingis mõttes siis jälle uus anti-hipi liikumine. Ja muidugi mina ei arva, et siin nagu inimestel või nii-öelda teadlikel agentidel mingi väga palju teha olnud, et see lihtsalt nagu loksub mingis suuremates hoovustes. See on huvitav, mis sa Johan arvad, sest see on mind ka hämmastanud. Ja esimene asi, mis ma tahtsin öelda, ma ei mäleta konkreetselt seda Kadi Viigi teksti või seda kohta, aga et üks põhjus, miks siis jagame väga laia lauaga, et nii-öelda feministlik või progressiivne tiib. Üks põhjus, miks nad neid käitumisjuhiseid kipuvad detailselt välja kirjutama, on see, et tihti küsitakse, et no kuulge, kuidas see teie meelest siis peaks välja nägema. Kui ei tohi nii, kui ei tohi naa, keegi ei tohi mitte midagi teha, no mis me siis peale hakkame, et come on. Ja et siis sellele vastuseks nagu üritatakse kirjeldada seda, et kuidas siis võiks välja näha see utoopiline või õiglane, ideaalne sugudevaheline suhtlus. Õiglane seksuaalelu või siuke. Ja kusjuures siin on nagu minu arust väga oluline märkus seda, et nad modelleerivad seda lepinguna, mis on nagu psühholoogiliselt Vana testamendi juurde tagasi. Täiesti, nagu see on tõesti nagu tahaks panna silmi pööritama, et siin niimoodi koputada, siin on vist mingi, eks ju, selle representatiivsusega mingid päris tugevad nihtikad, sellepärast, et bioloogiast tulles, või mitte ei peagi bioloogiast tulema, eks, et verbaalsel kommunikatsioonil on seal üldiselt nagu pigem väike roll ja see on nagu tants, minu arust nagu tantsumudel on siin parem. Et tants ei ole verbaalne tegevus ja üldiselt, et kui nii-öelda läheb vastastikku paaritumiskäituse initsieerimiseks, ütleme siis niimoodi, siis vahel on selleks sõna otseses mõttes tants, eks. Et ei treenita mingit läbirääkimisi vastastikuse laua taga, vaid minnaksegi tantsima, eks. Et siin on nagu, mul on nagu siukesi silmapöörituskohti olnud, ütlen, et et nad räägivad rohkem iseendast, kui teavad mesilastest ja kutsukitest. Aga kas ei lähe otsepidi selle sama nördimuspoliitika juurde, et see, millest me siin praegu räägime, üks asi see, et nördimuspoliitika? Et see taassoolistumine, kas see ei ole jällegi mitte, ütleme, kas see ei ole mittegi jälle see üks näide sellest hõimustumisest ja ühiskonna lagunemisest gruppideks, mis mitte lihtsalt gruppideks, nad on alati gruppides koosnud, aga ühiskonna lagunemine üksteisega sõjajalal olevateks gruppideks, mis on selle hõimustumise tagajärg, pluss sinna otsa veel see nördimuspoliitika ja see, mida sa praegu kirjeldasid, see on ju niisugune puritanismi, sekulaarse puritanismi tagasitulek, kas mitte? Ma tahtsin veel üht asja öelda veel selle Mihkli jutu kohta, et teine asi on ka see, et mingid reeglid kipuvad alati olemas olema, küsimus on selles, kas nad on verbaliseeritud või mitte ja siis edasi muidugi, et kas nende täitmine on kohustuslik, kas keegi kontrollib seda ja kas trahvitakse, et praegu tegelikult me ikkagi kontrollimisest ja trahvimisest ju veel väga palju rääkida ei saa ja need reeglid on ka mingites ju leebemates ühiskondades või mitte nii väga autoritaartraditsioonilistes. Lihtsalt küsimus on jah selles, et kipuvad välja nägema natuke naeruväärsemad, kui nad on sõna-sõnalt välja kirjutatud konkreetselt soosuhtluse osas. Aga nagu ma juba enne ütlesin, ma arvan, üks põhjus nende välja kirjutamiseks ongi see, et on küsitud. Jah, ja siis on see,
turvalisuse aspekt, ma olen väga nõus sellega, mis Ardo ütles, eks, et klannistumine ja see taashõimustumine, igasugune traibalism on ühe suurema hoovuse, mis võiks see tundub olevat üks alushoov, ma ei tea, minu tunne on see, et see on praegu üks... Alushoovus on sügavam, et see on nagu ärevusaegadel, eks ju, inimesed lähevad tagasi mingis mõttes, toimub teatud psüühiline regress, nad lähevad nii-öelda natuke loomalikumasse tasandisse ja hõimustumine on üks selle kõige orgaanilisem ja loomulikum väljend. Teatud puritanismid ka muidugi. Ja see on väga tugevalt seotud turvatundega. See on turvatundega, see on turvatundega seotud, eks ju, kui ärevustasand kasvab, ühiskondlik hirmufoon tõuseb, siis eks toimub klannistumine, omade otsimine, gruppide moodustumine ja samas muutub ka, ja puritanism on üks selle osa. See nii-öelda hipikultuur on tegelikult niisuguse vaba turvalise ühiskonna nähe. Ja selles mõttes, et ma kindlasti ei arva, et Kadi Fiik ja feministeerium, eks ju, nagu muudab ühiskonda puritanistlikuks, ei, ühiskond muutub puritanistlikuks ja nemad väljendavad seda mingis mõttes. Et no see on nüüd muna ja kana küsimus siin, et... Jaa, tähendab, ma üldiselt ei usu, et mingil väiksel grupikesel on kuigi palju võimu seal. Ta mingis olukorras võib radikaliseerida, aga üldiselt need hoovused, et siin ma olen isegi natuke jungiaanlikum, et kollektiivne alateadvus on tõesti mitte teadvustatud mingis mõttes, et või võib ka nii öelda, et me teeme mingeid asju, aga tegelikult välja tuleb alati midagi muud. Kuidas siis selle üksikisiku vastutusega jääb, kui me sellest nüüd... On selle kiuste. Me võtame vastutuse, mitte sellepärast, et me oleme midagi teinud, vaid me lihtsalt võtame selle vastutuse. Mina ei keeranud kliimatuksi, tead. Mina, Mihkel Kunnus, ei keeranud kliimatuksi, aga ma võtan killukese vastutuse ja proovin nagu, mängin kultuuriliselt mängu, et mina olen selles süüdi. No nii, me jääme siin omavahel patrama, aga oleme sulle ka. No mõtlesin, et võiksin ka proovida siis kätt väga laiade üldistuste osas, kuigi ma ei ole otseselt... Pole sinu eriala? Ja ei ole minu eriala ja ma ei ole väga kodus ka selles hõimustumise diskursuses, kuigi ma arvan, et ma sain aru, mis... Mitte, et me ei oleksime, aga see ei takista meid siin niimoodi suurt pruugimast. Aga mina arvan, ma ei ilmselt on praegu ka ärevad ajad, aga ka vähem äreval ajal vajab inimene ju mingit oma kogukonda või ka vaimset kommuuni või midagi, kus tunda ennast omana ja koduselt ja teistpidi on meil ikkagi mõnda aega need nii-öelda piirid laienenud ja on... Kuidas nüüd öelda, et see, kas globalism on sõimusõna, aga globaalsus ei ole või ühesõnaga üleilmastumisprotsessid on ikka väga jõudsalt käinud ja see mingis mõttes tekitab ju sellise ka vaimse kodutuse tunde ja siis sa hakkadki otsima, et mõnda aega tagasi veel, ma ei tea, paarkümmend aastat tagasi, kui see rahvusküsimus ei olnud nii kõvasti taasaktiveerunud, siis vist otsiti vastust mingitest subkultuuridest, kas või näiteks, ma ei tea, muusikalised või elustiili kommuunid selles mõttes. Aga et nüüd on tõesti taas esile kerkinud ka sellised vanad kategooriad, nii-öelda vanad nagu rahvus või sugu. Arhailisemad. Jah, arhailisemad. Ja teistpidi, mis konkreetselt jälle soosse puutub, et siis see, et kas poliitika on soolistatud või ei, et see on ju ka üks juba ammusest, juba feminismi esimestest sammudest saadik sinna sisse kodeeritud vastandus, et kas me ja sooneutraalsuse sõna käis ka siit läbi sõna, mille tähendust vist mitte keegi ei tea või igalühel on oma definitsioon, et kas me peame sellega silmas, et sood on ühesugused või nad peaksid olema ühesugused või vastupidi, me peaksime tunnustama nende erinevusi ja selle pinnalt töötama välja poliitikad, et neid võimalikult õiglaselt kohelda. Et ilmselt see, mida sina praegu tajud poliitika soolisustatusena, on siis selle liini edasiarendus, et sood on erinevad ja seetõttu tuleks... Mõtlesin seadused, tähendab, eks ju, mõtlesin, et minust on nagu see positiivne. Esiteks ma arvan, et seadusi peaks olema väga palju riigil. Ja see tähendab, need napid seadused on, et seal on subjektiks kodanik ja kodanik on sootu kategooria. Selles mõttes, eks ju, kodanikul kehtivad need õigused, need kohustuslikud ja neil asjadel ei ole sugu. Ja siin on minu arust nagu ja Eesti Vabariigi, meil seadused on olnud praktiliselt täiesti sooneutraalsed. See tähendab,
et ta ei erista sugu. See peaks olema, ma arvan, et see soopimedad peaks olema siin võib-olla täpsem, sest see ei ole ju tähtis, kas liikluskiirust ürendab mees või naine, siin ei tohiks olla mingit vahet, mina leian võib-olla. Kodaniku keskne tegelikult, siin on ta täiesti nagu arusaadav asi, eks ju. Ja nõus, sina rääkisid tõesti seadustest, aga äkki siis Arto, sina rääkisid poliitika kui sellise soolis. No ma olen siin erinevatest asjadest rääkinud. See käis ka läbi igal juhul. Ja seaduste osas ma olen üsna nõus, jah, et võiksid olla pigem lakoonilised ja pigem soopimedad. Ja sellepärast ma tõingi nagu Istanbuli konventsioonil, sest seal oli juba seadustes oli nagu sugu sees jälle tagasi sees, sest kunagi oli see normaalne, et sugu on seadustes sees. Et mõned ametid näiteks on lubatud ainult meestele või eks ju seal Venemaal vedurijuht või mis on, ma mõtlen selle kohta, see oli arusaadav. See on raske jõustiku erivorm on olla Venemaal vedurijuht, aga jah, või mingi bituumeni aurudes. Aga nüüd raske jõustik, nüüd käib ju tõsimeeli selle üle, et mis see juhtum siin oli, ma ei viidi eriti, ega et mingi USA räppar ütles, et ta tunneb ennast naisena, läks naiste tõstmisvõistlustele, purustas seal kõik rekordid, siis ütles, et nüüd ta tunneb ennast jälle mehena. Ma kahjuks ei ole finessidega kursis, ütleme, et seal taga on ka natukene laiem küsimus. Aga räägi sellest laiemast küsimusest, mina vaatan seda ja mõtlen, et mina ei ole ka selle valdkonnaga eriti süvitsi kursis, aga ma saan aru, et seal taga on üleüldiselt transsooliste õigused ja see, et kuivõrd, ma tean, et sina, Mihkel, oled ka palju nalja teinud selle üle, et kui inimene ütleb, et ta tunneb ennast kellenagi ja kui see ei ühti ühegi kõrvalseisja või ühegi välisvaatleja kogemusega, et või pertseptsiooniga temast, et kui tõsiselt me saame seda võtta, aga need on ka ju ikkagi natuke nagu mõtteeksperimendid või äärmusjuhtumid, et üldiselt seal, nii palju kui mina aru saan, seal taga on mingid praktilised küsimused, et Vot ma ütleks, et Arto tahab teada, mis praktilised küsimused. Just transsooliste puhul on vist üks, jällegi ei ole minu valdkond huupi ütleb. Ei ära seda üldse vabanda, siin ei olegi kellegi mingit valdkonda. Et mis vanglasse inimene pannakse, kui ta on süüdi mõistetud ja kas ta, kas otsusel on väga konkreetsed füüsilised tagajärjed tema heaolule ja tervisele. Nagu ka profispordis ja praegu meil profisport ju ainult ongi, kus raha siia jagatakse, et täpselt sama kaasus ju, eks. Ei, ma ütlen, et selle sinu praeguse kirjelduse põhjal jah, see tundub niisugune hea näidisjuhtum, aga siis liiale minekust. No just, aga sellest me ju räägimegi siin, eks selle liial ja... Aga jällegi representatiivsuse küsimus, kas see juhtum on tänapäeva ühiskonna suhtes representatiivne või on see kurioosum, mida me leiame kuskilt kollastelt lehekülgedelt? See on kahtlemata õige küsimus. See on nüüd see filtri küsimus, et osadel arvates on, eks... Spordi küsimus on nagu hea selles mõttes, et seal on sooline jaotus olnud nagu väga rahus ja kõigutamatus olekus, eks. Esiteks üldiselt intellektuaalse väga juvitud, pean tunnistama, et mul ei ole ka, ma väga kirglikult ei ole suhtunud sellesse. Ma ei tahtnud üldse raske jõustikule juttu viia, see ärge ma valesti aru saada. Ei, see on hea asi. Naiste tõstmine ei ole asi, mida ma jälgin üldse. Sest tänapäeval on iseenesest tõepoolest tippsport on raha ja väga suur raha. Ja seal siukesed alatud vangerdamised võivad rahaliselt väga tugevalt ära tasuda, eriti mis puudutab võitluskunst, eks ju. MMA, boks, eks ju, siukesed, kus esiteks nii-öelda testosterooni tase on väga tugevalt korreleerub edukusega ja teiseks liiguvad suured rahad. Aga see, mis puudutab, eks ju, see transasi ja see nali, mida ma vahel võib-olla isegi, mis vahel ma ikka teen taktitundetult vahel, pärast on piinlik, aga on see, et tegelikult see eeldab teatud autunnet, eks ju, et ma ei peta, eks ju, kui ma räägin, et ma tunnen sisimas, et ma olen teissooline, et ma ei tee tünga. Ja võt see on see asi, mida ei saa väliselt kuidagi sanktsioneerida ja siin need nii-öelda valemängijad tegelikult rikuvad asja ära. Ja kõige raskemaks või keerulisemaks teeb asja see, et me ei saa valemängijaid formaalselt põhimõtteliselt vahele võtta. Et see teeb selle nagu trollimise takistamise keeruliseks ja siin on see trollimine eriti mürgine, eks ju. Ja kusjuures, kui tegu ei ole nii-öelda trolliga, eks ju, siis me oled ja mis asja sa räägid, eks ju, teine ennast päriselt tunneb ennast, ongi kuradi nihkesse läinud, juhtub niimoodi. Ja siis, eks ju, veel tulevad mingid Aasiad ka, on veel eriti hull. Et see on nagu päris,
see näitab jälle, et ilma aukultuurita mingis mõttes ei saa. Ilma au mõisteta ei saa. Aga mul on rõõm teatud, me oleme tund aega siin vestelnud ja võib-olla on mõttekas teha viide nüüd vestluse algusele uuesti. Et ma alustasin seda Alan Blackrowse'i tsitaadiga, kes on siis üks vimauuringute kolmiku liige, ütles, et parempoolsed teevad tihti vead, nad panevad ühte patta postmodernismi, neomarksismi ja intersektsionalismi. Nüüd intersektsionalismist me oleme siin tükk aega, või me oleme igalt paljudest asjadest vestelnud siin. Üks asi, mis ma siin meelde, mis ma välja kirjutasin, see, et intersektsionalism on kasvanud välja feministide sellisest jagelemisest ja maade jagamisest. Kas sa sellega oled nõus, Johanna? Jah, ütleme selles mõttes diskursuse sisesest peenhäälestusest. Ma panen pöön ja venja. See alarakendatud tuleb kasutusele võtta. No võib-olla, et mis need teised asjad see olid, jah? Neomarksism. Ja postmodernism. Jah, mõlemad on sellised päris õnnetud mõisted. Ja siis, mul jäi see poolele, et see mõte, et panevad ühte patta ja ignoreerivad seejuures selle probleemi epistemoloogilist poolt. Ja nüüd ma tahaks sinna selle epistemoloogia poole seda juttu vaikselt viia. Ja siin üks koht, kus ma ei olnud päris, kas ma võib-olla ei olnud nõus, on liiga siukene reljeefile väljend siin, aga et sa ütlesid, et ja mingil määral on ka kahtlemata õigus, et võib-olla ma keskendun liiga sellisele, niimoodi sellele, et kui representatiivsed need juhtumid on, aga ma arvan, et see vimauuringute juhtum iseenesest, see ei ole väga selline asi, mida me saaksime nii kergelt järsku ignoreerida, et teeme järsku, ega siis kuulajad ei ole ju sellega kursis tingimata, et räägiks sellest üldse, mis see vimauuringute, mida see episood endast, mis see üldse oli ja siis vaatame, kas me saame sealt kuidagi edasi arendada. Tule ja sina lahti, räägi nii palju, kui sa mäletad või tead. Mina? Jah, mina mäletan, väga süvitsi ei ole uurinud küsimust, aga vist oli 3-liikmeline teadlaste grupp, kes tootis lühikese aja jooksul hulga pseudoartikleid sellistes distsipliinides nagu, ma ei tea, soo-uuringud, queer-uuringud, paksusuuringud. Fat studies. Ja, fat studies on võiks olla. Sa oled kallutatud isikliku kehaehituse tõttu, sa ei hooli sellest väga olulisest distsipliinist. Mis sa pilbas irvitad siin? Võib-olla sellepärast hoolin, ma ei pea neid žurnaale lugema, aga ma ei tea, vabandust. See ka niisama ei tule. Lugemise asemel teed trenni ja siis naerad teiste mure üle. Aga ühesõnaga tootsid lühikese aja jooksul hulga selliseid pseudoartikleid. Vist neil oli isegi ülesanne oli selline, et võtta mingi nii-öelda tavamõistuse seisukohalt täiesti absurdne väide ja rüütada see tänapäeval kasutusel olevasse akadeemilisse keelde ja vaadata, et kas igati auväärsed ajakirjad võtavad need artiklid vastu. Ja neil jäi see eksperiment pooleli, sest keegi kuskil ikkagi hakkas kahtlema, aga täiesti arvestatav hulk, ma ei tea, kas 20 või vähemalt 12 artiklit neil õnnestus avaldada, vähemalt üks sai ka mingi ajakirja aasta auhinna ja nii edasi. Ühesõnaga see oli siis selle Sokali katse teatud taastulemine või meie aja probleemidele vastavaks tuunitud korduskatse. Ja ma tuletaks meelde, et Sokali afäär oli siis selline, kus Alain Sokal lihtsalt vihastas, tema vist ütles ka see postmodernism, et vihastas selle postmodernistliku humanitaarteaduse peale ja see lihtsalt, et tõestada, et sinna võib saata õiges žargoonis täieliku nonsensi jama ja see avaldatakse teaduse pähe ära. Ja seda läks ka läbi, et niimoodi nagu toimis. Kui ma õigesti mäletan, siis selle vimauuringute juhtumi üks artikkel oli peatükk Mein Kampfist, kus sõna juut oli asendatud sõnaga mees. Valge mees vist. Vaevalt nüüd, et terve artikkel sai ainult selles seisneda, ilmselt pidi muud ka olema, aga... Ei, sisuliselt see oli nende Mein Kampfi üks peatükk oli niimoodi ümber
äkki, no ma ei ole ise lugenud. Aga Mein Kampf ei ole tänapäevases akadeemilises keeles selles mõttes. Ja, ei, muidugi, sõnastust pidid kõvasti muutma. Vaevalt see nüüd ainult find and replace oli, et kuna seal ikka sellega ma nõus. Nii. Jah, ja tähendab, kui minna nüüd natuke, muidugi teaduses on ka muud probleemid ja kui mainime Sokali afääri, siis oli ka Bogdanovite afäär, kus nii-öelda teoreetiliselt... Seda ma ei teagi, räägi, mis see on. Kus siis, võt see ei olnud küll niimoodi kavandatud, aga arvati, et ühed teoreetilised füüsikud, et tegid umbes samasuguse asja, et kirjutasid mingit matemaatiliselt korrektset nonsensit ja läks ka läbi. Umbes niimoodi, et näidati, et kõvas teaduses võib midagi analoogset juhtuda. Aga mõttekuse mõtestatuse probleem on mujal ka, sest ka reaalteadustes võib olla mingit täiesti jaburat dubleerimist või siukest, ma ütleks nagu kuiva trenni tegemist, et ma tean ühe doktori töökohta, kus oli vist jälle suure pauguelne kosmogoonia, matemaatiline mudel ja siis doktori töö oli käes ja siis küsiti, et kuulge, et need on tehtud juba mingi 50, eks ju, et mingis mõttes nagu mõteta, mida sa seal arvutad enne suure pauku, lood korrektseid teooriaid matemaatiliselt, siis öeldi niimoodi rangelt, see ei ole halvem kui need eelmised 50. Võib öelda ka teiste mõttetus. Aga selle vimauuringutega või grievance studies, et minu arust kõige lihtsam on seal välja tuua, mis korrumpeerib seda teadust. On siis see, et teaduse kunagine üllas siht uurida, mis on tõde, on asendanud, et ülikool peaks olema see asutus või institutsioon. Asutus, mis ajab taga tõde, on muutunud asutuseks, mis ajab taga sotsiaalset õiglust, eks ju. Et nii-öelda selle tõe asemele on sattunud nii-öelda teine transcendentaalne suurhüve õiglus, eks ju. Aga see on nagu vale koht selle jaoks, et võib nii öelda. Et ja see ajab selle tõe otsingud nii-öelda korrumpeerib, eks ju. Kui sa ei jää enam taga tõde, vaid ajad taga õiglust. Et siis hakkad eitama või mida iganes. Võib olla, eks ju, antiigi eitusest, ma ei tea, bioloogiliste sugude eituseni. Mingid piirangud muidugi päitsed pannakse pähe, et kui ma nüüd paari nädala eest vist käisin Vasaras rääkimas Raivo Männiga, siis tema ütles ka, et inimkäitumise etoloogiale. Etoloogia on teadus, mis uurib erinevate liikide loomusi konkreetselt, mis on tema käitumisloomus, kuidas tal on kalduvus käituda ja kuidas see on nagu bioloogiliselt ette antud või midagi, eks ju, et inimeste puhul on see keelatud sisuliselt pärast teist maailmasõda, et kui me hakkame uurima, kuidas inimese bioloogiline käitumine on, või tähendab inimese käitumine, käitumuslikud omadused on bioloogiliselt determineeritud, siis seal on nagu pärast teist maailmasõda on tabude sein nagu kohe ette müüritud, mis on jälle traagiline, kuigi ta hakkab nüüd tagasi imbuma väikest viisi nagu heatahtlikult. Et jah, jälle tore on nende suurte üldistuste lainetel seilata, et ma olen vähe harjunud, aga üritan kaasa minna. Et jällegi... Nii mehed teevad. Ja teete Boyle'i seaduse kõigest. Mis seaduse? Boyle'i seaduse. Täitke see lünk minorides. Mary Ellman, jah. Nii. Ma võin öelda ise selle. Ütle, jah, sul on peas. Jah, ma olen seda mitmes kohas kasutanud, minu arust see oli üsna terameelne, et Mary Ellman vastuseks süüdistusele, et te naised võtate kõike liiga isiklikult, vastas, et te mehed võtate kõike liiga ebaisiklikult, et piisab teile, kui natuke teile haiget teha, te teete sellest Boyle'i seaduse. Umbes. Et kõike võtab täiesti ebaisiklikult. Jälle see küsimus, et kumma soo me võtame võrdlusbaasiks, et võime ära vahetada ja siis öelda teistpidi. Aga ühesõnaga, et Mihkel tegid sellise ilusa, kahtlustan ka, et mitte võib-olla päris oma peast, aga et on ühesõnaga on tõesti levinud vist selline mõte, et tänapäeva akadeemia probleem on see, et ei aeta taga tõde, vaid sotsiaalset... Jonathan Haidt on eriti seda vist rõhutanud seda, aga jah. Sotsiaalset õiglust, et muidugi lihtsustus jälle. Tead, et mingil määral see võib nii öelda, ma tahaksin hakata natukene nokkima ja närima, et... No selleks me kutsusimegi. Et võib-olla tõesti on siis viimase nüüd juba rohkem kui pool sajandi arengud humanitaarias tekitanud, pisut nagu õõnestanud tõepositsiooni või näidanud tõde paljusemana ja väga raskesti ligipääsetuna
mõistetavana, aga noh, ma arvan, et asi on nagu lainetab, et küllap varsti jõutakse ka selles õigluses pettuda ja näha, et ka õiglus ei ole nii, juba tegelikult praegu me ju näeme, et ka õiglus ei ole nii kergesti kättesaadav, ta ei ole lihtne asi, me ei tea tegelikult, mis on õiglane, me ei tea, millal õiglus on saavutatud, rääkimata sellest, et me ei tea, kuidas seda saavutada ja väga tihti läheb valesti ja nii, et saab veel ebaõiglasem. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda konkreetselt selle Vimma uuringute juhtumi kohta, et minu arust on seal nii palju teisi probleeme, mis ta esile toob. Näiteks ikka üleüldine see publitseerimiskultuur akadeemias. Et noh, ma ise näen seda nii palju, et kui ma olen Eestis sellise vanakooli teadusajakirja toimetaja, mis tegutseb veel Nõukogude Eesti viljastavastes tingimustes välja arenenud kultuuri- ja teadusajakirjanduse süsteemi osana, et kui teistsugune on see süsteem võrreldes sellega, mis on tänapäeva akadeemilises maailmas normiks ja noh, kumbki süsteem ei ole täiuslik. Aga see on väga huvitav too ja see, ma olen täiesti 100% nõus sellega, et see on üks väga oluline asi, millele see Vimma uuringute afäär rõhutas. Toob niimoodi need kaks kultuuri palun välja, need peamised erinevused on, ootamatult läks jutt sinna, see tundub olevat väga huvitav. No nüüd hakkan mina lahmima, aga lase tulla. Minu sellistes soojaks ka rääkinud ennast. Helesenistes kujutlustes ikkagi vanasti kirjutati artikleid ja avaldati selleks, et inimestel oleks midagi lugeda, et nad artiklid olid olemas lugemiseks, et mingit teadmist levitada või kui sa midagi teada said, siis sa said seda artikli kujul maailmaga jagada seda teadmist. Aga noh, nüüd on ju, artiklid on peamiselt kirjutamiseks, sellepärast, et inimestel on vaja avaldada. See, et noh, kes neid üldse loeb just ja teadusajakirja kui tervikut, ma arvan, loetakse väga vähe, noh, kui on mingid teemanumbrid, siis ta toimib sellise kogumikuna, aga sa räägid nüüd sellest teisest, mitte sellest jah, tähendab, noh kuidas me neid nimetaksime, et meil oleks lihtsam opereerida, mis on see üks kultuur, kuhu see õige ja vale just, hea ja halb kahjuks ma ei ole veel selliseid häid koodnimesid välja no vast alla siis üritame siin hakkama saada ilma koodnimedeta, aga vabandust, ma segasin vahel. Aga noh, minu jaoks võib-olla see eristus lähebki sellest, et kas artiklit on vaja lugejale või on vaja kirjutajale. Ja et praegu on teadusartiklit enamasti vaja kirjutajale selleks, et ta saaks jätkata oma tegevust mingil akadeemilisel ametikohal või akadeemilisel positsioonil ka näiteks doktorandina. Ja noh, see artiklite ületootmine on tohutu, sest ja kaasa arvates sellest olemas ajakirjade ületootmine, eks ole. Ja, noh, see on ka väga suur erinevus, see puudutab nüüd rohkem nagu töökultuuri, aga mina näiteks olen põhikohaga ajakirja toimetaja, üldiselt tänapäeva teadusajakirju toimetatakse mingi kõrvaltööna kuskil, noh, mingi ülikooli õppejõu või professori lisatöö on mingit ajakirja toimetada, nii palju kui mina tean üldiselt. Sellega mul tuleb meelde isegi mingi üks kurioosne märkus või nõue, et oli jah niimoodi, et kui keegi kirjutab, eks ju, siis jälle artikli, sest ta peab kirjutama tõepoolest, eks ju, tal ei ole midagi öelda, vaid ta peab kirjutama, et siis jälle, et ta ei tohi ennast tsiteerida rohkem kui mingi 70% ulatuses oma eelmist artiklit või midagi sihukast, eks, et muidu inimene lihtsalt võtab oma vana artikli, teeb seal mingi paar väikest iluviga ja avaldab uuesti, sest ta tõesti peab avaldama. Ja noh, mingis mõttes see näitab jälle, et noh, ilma auta ei saa, et noh, kui mingi asi mehhanitseeritakse ära, nii varasem asi, et õilisteadlane ühes nurgas nokitseb, õilisteadlane teises nurgas nokitseb, üks saab millegagi valmis, siis ta tuututab ja kuulutab, eks ju, mille ta valmis sai, munes muna, laseb lätti, eks ju, ja siis on kõigil kasu sellest, et nüüd on see, noh, bürokraatia tungib peale ja siis on vaja kõike normeerida, formaliseerida ja siis tulevad ka need nii-öelda formaati täited artiklid, mis on tõepoolest ikka üsna kohutav asi tegelikult. Aga ühesõnaga sellises teksti tootmise masinavärgis, ma arvan, see masinavärk ise soosib niisugust noh, sisutut tekstide kirjutamist ja avaldamist. See on kindlasti üks asi seal, jah. Aga nüüd ma olen palju ikka aeg-ajalt mõelnud selle Blackrose'i lause peale, et nad ignoreerivad probleemi epistemoloogilist poolt ja ma nüüd räägin teile, mismoodi mina sellest aru saan. Et ja siis tulistage see siis tükkideks või kiitke kaasa, nagu parajasti õige tundub. Et mis on epistemoloogia või tunnetusteooria põhiprobleem, et kus me üldse teame asju, mida me arvame ennast teadvateks. Ja kui ütleme, enne teadusrevolutsiooni oli selleks
tõe allikaks, viimse tõe allikaks oli pühakiri. See oli see, millele siis apelleeriti viimsete tõdede poolest. Nüüd peale teadusrevolutsiooni tuleb siis esile empiiriline teadus. Meil on siis, torgime loodust ja vaatame, kuidas ta reageerib ja siis niimoodi avaldame oma tulemused eelretsenseeritavates teadusaegades. Ja see, mida see Vimma uuringu kolmik teeb, et nüüd sisuliselt seal minnakse uuesti, see seltskond loob endale, see nimetame seda siis intersektsionalistide seltskonnas, loob endale uut pühakirja. Nimetame, jah. Et kõik see, mis seal on kirjas, on tõde. Ja see on see epistemoloogiline pööre, millele nad seal viitavad, et kas see tundub, ma ei taha pikalt jääda patrama, et võtame küll, oli see jutt vähemalt arusaadav? No ma ütleks, et selles mõttes, et tõde, eks ju, et pühakirja puhul nii-öelda tõde ja õiglus olid eristamatud, Jumala puhul on eristamatud, eks ju. Ja selles mõttes, et see tendents, millele sa minu arust viitasid, see on täpselt see, mida nemad räägivad, et ma refereerin nende seisukohti, võib-olla mitte kõige õnnestunumalt ja sõna osavamalt. Tähendab, mulle tuleb meelde üks naljakas koht Karl Enson Bääri mälestustest, no ta oli ka Königsbergis ja siis ta rääkis ka, kui halb oli seal rahastus ja igasugused rektoraat ja et ülikoolis jah, et majandusteadlane Krause ja suur Immanuel Kant, et nad pigem tegid nii-öelda nende bürokraatia kiuste ja ütles, et seal oli nagu veel keskajast jäänud normiks, et rektoraat pidi kontrollima, et väitekirjas ei oleks üldse uusi seisukohti. Et pidi olema kooskõlas, eks, et ei esitataks uusi seisukohti, sest see oli halb. ja ma saan aru, eks ju, et kui on, et ma saan sellest traditsioonist aru, eks ju, see loob ühiskonnas stabiilsust, pühakiri on, eks ju, stabiilsuse allikas ja tuleb ju öelda ka, et Jumala atribuutideks olid nii ilutõde kui headus, olid kooskõlalised ja mitte vastuolulised. Ja see tähendab ka seda, et kui see arhailine tendents taas elustub akadeemias, siis see tähendab seda, et õiglus ja tõde ei saa põhimõtteliselt olla üksteisele vastukäivad. Et kui sa ütled nagu loovad uut pühakirja, eks ju, siis seal peavad õiglus, tähendab, sa põhimõtteliselt ei saa avastada, et mingi asi on ebaõiglane, et see on nagu keelatud või tehniliselt võimatu või epistemoloogiliselt võimatu. Et siis ta on järelikult vale, et kui mingi asi on ebaõiglane, siis ta on ühtlasi ka vale. Et see on niisugune... Me tuleme selle tagasi, võtame Johanna vahepeal, et siis me ei ole päris kindel, et ma lõpuni aru sain, aga... Mina ka ei ole hetkel, aga selles sinu konstruktsioonis mulle tundus nüüd väga kahtlane see tõestamise koht, et humanitaarteadustes minu meelest üldiselt ei saa mitte midagi tõestada või tähendab, see on ka vana vaidlus, mida ei ole mõtet siinkohal, eks ole, nullist peale taas elustada, aga minu meelest humanitaarteadus suures osas on ikkagi hea esseistika või ütleme, esseistlik pool on väga suur osa heast humanitaarteadusest ja sinna kuulub ka see ajastuse hetk, et sa räägid seda, kandepinna leiab see sõnum, mida ühiskond parasjagu vajab ja et see ei ole selles mõttes objektiivne tõde ja humanitaarteadus ei avasta asju, mida varem teada ei olnud, ta võtab mingi vana mõtte ja rüütab selle niisugustesse sõnadesse või mõistetesse, nagu me sellel teemal praegu mõtleme, nii et see aitaks meil toime tulla nende probleemidega, millega me parasjagu silmitsi seisame. Ja selles mõttes ta ei olegi muidugi mingi kõva teadus, aga ma nüüd ei ütleks küll, et see tõestamatus on siin, et humanitaaria tõestamatus on mingi uue aja küsimus. Ei, mind sa ei pea selles üldse veenma, et humanitaarteadus on ja essistika. Ma lihtsalt üritasin siin tõenäoliselt mitte kõige paremini, mida see Vimma uuringute kolmik mida nad sellest järeldasid. Et see kõik, mis on ilmunud nendes ja veel midagi ütled, neile tingimata õigus on, aga et kõik, mis on nüüd ilmunud eelretsenseeritavates teadusajakirjades, defineerib maailma. See, mis sealt on juba läbi käinud, see on nüüd see epistemoloogiline vundament, mille peale saab ehitada järjest uusi asju ja loomulikult tõestust tähendab, tõestus ei ole mitte see, et me oleme seal nüüd midagi siis
tea, statistiliselt või millegiga tõestanud selle empiirilise teaduse mõttes. Seda me niikuinii ei saa teha. Tõestus on see, et see artikkel on ilmunud selles ajakirjas. See iseenesest on juba maailma defineeriv tunnus. Ütlevad siis see viimauuringu kolmiku liikmed. Et see on just, ja me hakkasime sellest rääkima sellega seoses, et see epistemoloogiline pool siin, et ma ei tea, kas ma jõudsid, olin ma jälgitav. Räägi edasi, võib-olla ma... Et ma lihtsalt üritasin mõtelda, mida Blackrose pidas sel ajal silmas, kui ta ütles, et pandes nüüd ühte intersektsionalismi, neomarksismi ja postmodernismi, me kipume mööda vaatama selle probleemi epistemoloogilisest poolest. No vot, sa ei ole öelnud selle tsitaadi juures, mis on see probleem, millest sa räägid. Et mina, kui ma lihtsalt seda lauset kuulsin, mulle tundus, et need on 3 hästi eri kategooria mõistet. Ja just, ja mina üritan siis, ma üritan aru saada, mida see tähendab, kui ta ütleb, et me vaatame mööda probleemi epistemoloogilisest poolest. Ja nii palju, ja siit ma siis üritasingi saada teie käest vastukaja sellele mõttele, et minu arvates on see, et tõe kriteerium on muutunud. Et täpselt nii, nagu enne teadusrevolutsiooni oli see, et oli pühakiri, siis nüüd on jälle pühakiri, aga pühakiri pole muidugi enam piibel, vaid kogu see teksti kanooniline korpus, kus siis on need artiklid ilmunud. Okay. Oli see nüüd jõudis kohale? Ja, nüüd jõudis kohale. Et mis sa sellest arvad siis? Kui ta, jumal tänatud, ei läinud pool tundigi, et ma vabandan oma verbaalse väljendusvõime pärast. Ja no selleks on ju vist kogu see retsenseeritavate ajakirjade süsteem välja töötatud, et seal ilmu oleks võimalikult usaldusväärne. Ega ta ju absoluutse tõe staatust ei saavuta seetõttu, aga jah, teoreetiliselt mõte on selles, et oma ala eksperdid on nii-öelda üle lugenud, heaks kiitnud. No jah, et mingis mõttes viidati selle süsteemi korrumpeeritusele. No seda muidugi, jah. Et kui varem, eks ju, võib öelda siin teha sellised, et tõe kriteerium on kooskõla pühakirjaga, tõe kriteerium on praktika, tõe kriteerium on eksperiment, tõe kriteerium on eelretsenseeritavus, eks, et Aga kas viidati süsteemi korrumpeeritusele või sellele, et eksperdid ongi lollid? Need on ka nagu 2 eri asja, et kas on nagu pahatahtlikult üks aitab teisele kaasa tõenäoliselt ka. Nojah, ilmselt on seotud, aga kas pahatahtlikult lasti selline absurd trükki või sellepärast, et usutaksegi seda? Taheti näidata, ma arvan, selle filtri kuju, võiks öelda, eks ju, et selle filtri kuju, et kui sa nii-öelda paned teatud õiged tilinad ja lillukesed külge, eks ju, siis läheb sealt enam-vähem mis tahes jamps läbi. Aga muidugi sellisel üldistustasemel ega jah, seda eristust ei ole vist väga lihtne välja tuua. Et ja ikka ka ajaloo ümberkirjutamine õigluse huvides. Siin on see Harald Blumi mitte enam grievance studies, vaid School of Resentment, mis eesti keelde tõlgituks ka jälle vimmakoolkonnaks, kus eks ju füüsikas pole seda otsa küll lahti tehtud, füüsikas oleks väga lootusetu, sest füüsika on tõesti tehtud, füüsikaklassikud on kõik valged mehed, kurat. Aga jah, et kirjandusteaduses vist on küll seda, et otsitud, et kas on nagu kirjanduskaanon liiga ühe sookeskne või peaks kuidagi olema. Loomulikult on kirjanduskaanon liiga ühe sookeskne, aga seal on ajaloolised põhjused. Ja ma mõtlen, et ajaloos on nagu mingis hetkest tuleks minust üsna ruttu hakata õlgu kehitama, aga ma saan aru, mida hilisemaks läheb, seda problemaatilisem see on. Aga mis sa mõtled selle lause all, et loomulikult on kirjanduskaanon liiga ühe, oli see sookeskne või mis? Mina ütlesin sookeskne, jah. Sest see on minu isiklik paine, see on lihtsalt selline kurb olemasolemise tõsiasi, et lääne ja ka kitsamalt Eesti kirjanduskaanon kehastab peamiselt nende inimeste kogemust, kes on minuga eri soost, mis muudab nende maailmanägemust paljuski. Ainult, et ma ei saa sinna tagantjärgi mitte midagi teha. Isegi kui ma olen plakatiga tänavale, see kahjuks ei aita. See kaanon on selline, need on meie ühised tekstid, need, mille põhjal me
üksteisega saame kultuurist rääkida. Ja see on minu jaoks isiklikult, see on nagu traagiline olukord, noh, ma kasutan seda ma kasutan, ütleme seda traagikat selles mõttes natuke terminina, noh, et niisugune nagu paratamatu halbus, mille vastu ma ei saa midagi teha, mille ma saan lihtsalt nii-öelda vastu võtta või aktsepteerida maailma osana. Umbes nagu Nõukogude minevik või midagi sükust. Ja ma arvan, et midagi sellest. Ja võt siit on ka see, kust võib tulla vimm minu arust väga hästi. Ja mis ei ole nagu väga terve suhtumine on näiteks see, kui me tõepoolest hakkaks nüüd praegu me hakkaksin venelasi kottima kohalikke näiteks, eks ju, selle Nõukogude aja eest, eriti nagu meie põlvkond, või noh, või tahame veel suurelisemalt minna, siis tõepoolest me oleme väga pikalt olnud Saksa mõjusfääris või Rootsi mõjusfääris või isegi tsipakene Taani mõjusfääris, eks ju. Looduse mõjusfääris olnud ka õige mitu aastat. Et noh, me pole isegi rääkinud, eks ju, mis see vimm on, sest tõepoolest ega eesti keeles see resentmentile või ka grievance'ile, ega sellel ei ole head vastet, eks ju, see on tõesti siuke hambad tangis hoiak, mingi leppimatus, mingi paratamatusega, mis lõpus hakkab maailma taju moonutama, eks ju. Sest ma ütleks, et mingis mõttes on selle üks tasakaalustav asi on saatusarmastus. Et noh, kadakluse probleem on minu arust see, et ma üritan endale mingi aadli suguvõsa külge pookida, eks ju. Aga teine asi on jah, et ma tulen täiesti, võiks öelda, päris orjade suguvõst, ja ma olengi selline ja noh, eluterve saatusarmastus, see on minu saatus ja ma nagu jonni ja porise selle pärast. Veel hullem ei hakka kedagi nuhtlema selle pärast, et noh, on arusaadav, et minu arust ka ajalugu on olnud kohutav ja ma arvan, et tõepoolest on olnud väga paljude, siin saab ka tagurpidi teha intersektsionalismi, eks ju, et ta ei ole mitte ainult naiste hulgas olnud ebaõiglane, me võime öelda, eestlaste suhtes olnud kohutavalt ebaõiglane ja nii minna ja me saame ennast väga üles kütta. Ja siis hakkame ajaloolist õiglust taastama ja ei tii, see madin ei lõppe. Kui me tahame kogu vene rahvalt näiteks indulgentsid välja võtta või noh, aga samamoodi näiteks mingil määral see nii tehakse. Kas sakslased on endal piisavalt tuhka pähe raputanud, eks see on jälle siuke küsimus, ma nüüd, et jätki järgi nüüd teie põlvkond, et ikka veel siin põete oma holokausti pärast, aga nagu siin enne käis läbi, et ega siis põhiolemus probleemi majanduslik põhiolemus pole muutunud, ressursid on piiratud, vajadused piiramatud ja üks niisugune raha on üks võimalus neid jaotada, neid ressursse, aga niisugune ideoloogiline joru on ju teine võimalus neid ressursse jaotada. No see on puhtalt praktiline lähenemine. Just, ma räägingi, et majandusliku poole samas nagu Mihkel ütles, eks ole, et ka õiglus on tulnud ühiskonnas võib-olla jõudnud olulisemale kohale ja sellepärast tahetakse seda ka üritatakse rakendada ka ajaloole, kuigi see ei väga suurtes piirides ei tule välja. Ja veel üks asi on minu arust on see, et õiglus ja sellepärast nüüd jälle halleluuja Tammsaarele see näidata, et õiglus ei ole mingi üheselt positiivne asi. Et selle tagaajamisest võib minna päris kurjaks ja lolliks ja tigedaks ja nagu halvaks, eriti kui hakata mingit ajaloolist õiglust tagaajama. Et ta peab olema mingite teiste voorustega kindlasti tasakaalustatud. Leplikkus, alastamine, saatusarmastus, eks. Et tõepoolest, et me ei hakka mingi ajaloolise õigluse nimel kohalike venelasi kottima või ma ei tea, neid, kes seal praegu Venemaal isegi suhteliselt halvasti elama, et neile nüüd siin mingid Nõukogude Liidu eest kätte maksma või midagi siukest. Meie võimalused on siin ka küllalt piiratud. Õnneks. Tahtmise taha võib-olla tingimata asi ei jääks. On jah, tahtmise taha asi ei jääks, sest on ju ka ideid, et me peaks kompensatsiooni nõudma. Jah. Aga ma prooviks ikkagi seda epistemoloogia poole pealt veel läheneda asjale või see igialjas küsimus, et kus me üldse teame, et me midagi teame. Ja see postmodernismi teema käis siin nüüd läbi ja tuleb siin kohe järgmine saade, ma siin kilkasin, et tuleb Platonist ja ma selle perioodiga natukene siin nüüd tegelenud ja enne Platonit olid meil siis sofistid, kes ütlesid, et ei ole üldse, meil ei ole võimalik midagi teada saada mitte milleski, et meie võimed reaalsust aduda on nii piiratud ja seetõttu ongi ainult niisugune järele jääb relativism ja retoorika.
aga et noh, midagi tõenäoliselt ikkagi on, et me siin kambakesi nüüd tegutseme ja ühed on justkui rikkamad ja privilegeeritumad ka teised ja järsku siis see viimne reaalsus, kui soovite, noh, siis võib olla ka viimne reaalsus, metafüüsiline reaalsus ongi see, et ühed rõhuvad teisi, mingid muud reaalsust ei olegi. Ei, no viimne on ikka kannatus, see ei vaja tõestust. Ja oot, ma lõpetan, ja noh, nüüd sa juba ajasid pässi juhtme kinni, vabandust, nüüd on. Seda poleks saatejuht tohtinud teha, aga selle me lõikame välja pärast. Et mitte pikast versioonist, see jääb arusaadav. Ja. Aga kus see jutt siis nüüd, sa ajasid pässi juhtme kinni, et anname siit kõige nooremale meist sõna. Või ma vist ei oska midagi öelda, kui see mõttekäik pooleli jäi. Milles küsimus oli? See on kaklamata õige. Need on tekkinud olukord, mida võiks nimetada catch 20. Okei, selles mõttes, et kui me ei tea mitte, me teeme nüüd, jõuame siis sellise, ajame pikka aega sellist juttu, et meil ei ole üldse mingit suuri narratiive pole ja tõde ei ole ja ei olegi peale selle midagi, et on rõhumissuhted. Et kas see, milliseid paralleele te näete üldse selle praeguse sellise postmodernse diskursuse ja tolleaegse, kas siin, mul tundub, et siin on need paralleelid platonielse sofismi ja praeguse sellise postmodernse diskursuse, kas need, minu jaoks on need silmatorkavad, võib-olla on minu filtrid jälle mulle siin mingi vale pildi maalinud, mis on täiesti võimalik. Vahele küsin, et kas sa juba ei panegi jälle ühte patta, kas postmodernism ikka tegeleb rõhumisega, äkki see on see neomarksismi osa või? Nõus, täiesti nõus, et see valmistab ette selle, et kui me seame kõik kahtluse alla, et mitte midagi ei ole, et siis sinna peale, ja see on täiesti õige, mille sa praegu tähelepanu juhtisid, et see on nagu see ettevalmistav kõige selle ütleme siis ühise narratiivi, kas narratiivi sõna mulle ka ei meeldi. Rõhumisnarratiiv on ju väga suur narratiiv, see on väga jõuline suur narratiiv, kui sa teda niimoodi kirjeldad, et see on ainus, mis meile jäänud on, selles mõttes on ju ka lausa vastuolu nende kahe idee vahel. Ma üritan seda nüüd oma peas kuidagi lepitada, aga Mihkel, anna mulle ma lepitan sellega sellest, et minu arust postmodernismi ja niisugust postmodernsust on eelkõige kasutatud lammutamiseks, eks ju, mingite vanade asjade lammutamiseks ja see, kui sa tahad midagi ise püsti panna, siis on väga hea eelmised asjad kõik ära lammutada eest. Just, selles mõttes on nad orgaaniliselt ikkagi seotud. Aga mis mulle tähendab, sest ka nii-öelda avalikuses diskursuses või kurat, jälle see sõna, et tihti kohaneb, eks ju, et tõed ei ole, käiakse välja nagu mingi ähvardus, eks niimoodi, et absoluutseid tõdesid ei ole. See on isegi veider, kui tihti seda kohtab, kuidas seda öeldakse, et mingi teise seisuga õõnestamiseks, kuigi see peaks olema ammu nii-öelda sulgud ettevõetav konsensus ja me kõik teame, et absoluutseid tõdesid ei ole. Aga Platon juba, siin peaks vist ütlema, juba Platon ütles, sest see on ju nii öelda. Juba Platon ütles, eks ju, et meil tõepoolest ei ole absoluutseid tõdesid, et põmm, ankur. Aga meil on täiesti selge arusaam, et on olemas paremad ja halvemad tõed. See tähendab, ja temal tähendaski seda suhtust. Platonist ühtemoodi arusaam, vormid on ikkagi olemas väljaspool. Tähendab, see on ise kätte nii. Või vormid, aga nii nagu ei ole olemas absoluutselt suurt keha, tähendab, me ei saa absoluutselt suurust kätte, ei ole olemas absoluutselt suurt keha, ei ole olemas absoluutselt tõde, eks ju. Aga küll me saame öelda, et üks keha on suurem kui teine. Ja see tähendab, et meil ei ole absoluutselt tõde, aga me saame öelda, et üks väide on tõesem kui teine. Et sinna meie nii-öelda mõistus küündib Platoni järgi. Ja minu seda väikest mõttekäik on nagu üsna oluline meeles pidada. Sest kuidagi tavapsühholoogia tasemel on niimoodi absoluutseid tõdesid ei ole, järelikult kõik tõed on võrdsed. Et see on niisugune väga häiriv või lammutav retooriline konstruktsioon, mida kohtab kuidagi häirivalt tihti, ma ütleks. Et sa võid ajada siin mis tahes targutamist ja mida sa põrsas veel tsiteerid, nagu ma ise tihti kohtan.
sul pole absoluutselt tõde ja see tähendab, et minu väited on sama head kui sinul, mis on muidugi jälle karikatuur, aga karikatuuridel on ka oma epistemoloogiline väärtus. Tahtsid sa lisada praegu midagi? Ei. Ma arvan, et üks võimalus seda lepitada ongi jah, et kui sa nüüd ütleme, jutustad seda postmodernismi kospelit, et mitte millegil ei ole suurt vahe, ja ma muidugi karikeerin praegu seda selgelt, et mitte millegil ei ole mitte mingit vahet ja mitte midagi, üks lugu ei ole suurt parem kui teine ja kõik on suhteline. Kas ma karikeerin praegu liiga? Aga... Minu meelest sa karikeerid natuke üle. Aga ole ja siis võtame sult kohe vastu väite. Jah, võt karikatuurile on ju kurikuulsalt raske vastu vaielda. Aga selgita, miks see on karikatuur selles mõttes, et ma kuulan tähelepanelikult, ega ma soovin, et pilt oleks võimalikult adekvaatne. Ma arvan, et see, et mitte millelgi ei ole mitte mingit mõtet ja mingit vahet, see on, ma ei tea, keegi ei ela nii, keegi ei saa nii elada ega ka mitte mõelda. Sinna ma tahtsingi jõuda, et siis seal ongi, kui sa sinnani oled jõudnud, siis järgmine strateegia on see, et üritan ennast hommikul padjaga lämmatada. Eks? Aga me ei näe ju praeguses nii-öelda postmodernismist reostatud maailmas seda, et igal hommikul massiliselt inimesi ennast padjaga lämmataks. Just, aga selleks ongi vaja uut lugu ja selleks kuivõrd kuivõrd mingit uut lugu on vaja, siis võetakse see sama rõhumise idee, mille ümber punutakse kogu see, nii saan vähemasti mina, et see marksismis pärit uutele oludele kohandatud rõhumisnarratiiv võetakse, sa ei saa ka nende sõnade ma ei taha seda narratiivi kohe kasutada, aga see rõhumise suure loo asi võetakse jälle niimoodi kasutusele, et ma ei tea, kas siin. Et just nimelt sellest, et selles tühjuses ei suuda keegi elada, nagu me ilmselt oleme täiesti ühel nõul, ma saan aru. Aga midagi muud ei ole, kui ongi see viimne metafüüsiline reaalsus, ongi need rõhumissuhted. Sest midagi muud, kui ka on, me ei saa niikuinii teada. Aga rõhumist, seda me näeme, seda me tajume ja see on ka nendes kõikides žurnaalides kirja pandud, et tõepoolest rõhutakse. Ma olen vist nõus, et see on üks viimasel ajal esile tunginud ma ei tea, ühiskondlikke või mõtteloolisi rõhuasetusi, jah, aga see ei tähenda, et kõik muu oleks sealt tagant ära kadunud või kõik muu on ju ikkagi ka vabalt võtta mõtestamise raskel tööl. Loomulikult me ei ole ju mingis totalitaarses, me ei ole veel päris Orwellide lehekülgedele sattunud, et kindlasti on muid asju ka veel, aga ma räägin sellepärast, et see võib osutuda piisavalt, et kui selle looga nagu üle võlli sõita, siis see võib osutuda päris... nakatumisvõime on sellel lool hea, eks ju, kuna tema nii-öelda need kohad, millega ta inimese psüühikas resoneerib, on kuidagi üsna alaägedalt aktiveeritud, võiks siis nii-öelda, eks. Et see... mingis mõttes me vajame tsivilisatsiooni hullusärki mingil määral kogu aeg, eks ju. Teatavad välist korrastatuse tuge. Ja meil on tekkinud liiga head instrumendid nende väliste korrastatustugede õõnestamiseks mingis mõttes. Sest tuleb minu arust jah, alati peab kaaluma ka seda olukorda, et meie inimkondlik kultuuriline evolutsioon jooksebki puntrasse või kiilubki mingil hetkel kinni. Eks ju saab olla ka mingi, mitte ainult peak oil, vaid olla, mulle meeldib Jaak Ikas on paar korda maininud peak science'it. Et tema füüsikuna võib olla eriti, et kunagi oli väga edukalt, natuke loodust peksid andis ta kohe sulle päris head andmestikku kohe vastu, eks ju. Aga nüüd on need eksperimendid ja need asjad läinud nagu nii pööraselt kulukaks, eks ju, et sa piinad seda loodust, palju sa piinad, aga sa ei saa enam uusi andmeid. Me võime ju tunnetada, et miks peaks üks nii-öelda söömisele ja paljunemisele kohanenud primaat, eks ju, koperdama nüüd ühe nii vinge tunnetusorgani otsa, et sellega jääbki seda nii-öelda reaalsust teadusliku meetodiga lüpsma. See ei ole sugugi põhjendatud eelarvamus, eks, ja kui me kasutame Uku Maasingu meetodit, mis on minu arust väga tore meetod, Uku Maasing võttis selle aasta arvumistel parasjagu oli ja keevitas sinna 1000 aastat otsa näiteks. Et kui me kujutame või vähemalt proovime ennast kujutleda aastasse 3019 näiteks,
ja siis ta ütleb niimoodi, see aasta tuleb, isegi kui me sellesse ei usu, ja me tõenäoliselt ei usu, eks ju. Siis võib ja sealt tagasi vaadates, eks ju, on meie praegune pusimine sama primitiivne ja algeline, nagu meile tundub keskaegne pusimine, eks ju, noh, vähemalt võib tunduda. Siit aastast 2019, eks ju, kui me vaatame, milliste tehnoloogiliste vahenditega pusserdas Aquino Toma, eks ju, siis võib kõrgiks minna. Aga kui me nüüd projitseerime oma teadmise aastasse 3019, siis me võime öelda, et 20. või ütleme 21. sajandi jooksul umbes toimus järsk pööre või tasapisi saadi aru, et see mudel on kinni kiilunud, eks ju, ja ülikoolid vaikselt surid välja. Me võime kujutleda siukest, et see pole võimatu kindlasti, eks ju. Et mingid ka siukest, et toimus Big Science, inimesed produtseerisid artikleid, mis on kirjutatud kirjutamise pärast lolliks ja siis lihtsalt väsisid ära sellest ja läksid kinni jooksvad mudeli juurest üks järjese peale üha tihedamaks. Ja. See võib ka olla. Läksid järjest ärritatamaks ja suur ärritatus. Mida iganes, eks, et kui me niimoodi... Kvalifikatsiooni kaotunud majandusteadlasena ma võin öelda, et seda nimi, mida sa praegu kirjeldasid, on kahaneva piirtoodangu seadus. Et sa võid, Et siis läheb nii-öelda ülikooli intellektuaalselt pankrotti. Kõigepealt nopid ära, eks ole, need õunad, mis on alumistel, alumistel okstel ja nende ülemiste saamisega, sa pead järjest rohkem. Punnitad ja lõpus ei tasu see pidu ennast ära, eks ju. Just. Jah, kui see Jaak Tikas, eks ju, kes on ka ikkagi... Ma arvan, et see suures plaanis mul on endal sisemine tunne, et palju ühiskond jaksab seda kinni peksta, see on see juurprobleem, et lihtsalt see suur valgustusajast ja nüüd olen mina praalin siin laiade üldistustega, et lihtsalt see valgustusajastast saadik või valgustusajastu käigus loodud mudel on suure raginiga kinni jooksmas ja see tohutu nördimus tuleb sealt, aga ütleme see, need on Saeveski filosoofi olnud oma ebakompetentsuse latist ikka väga suure varuga üle hüpata. Nii, me jäime siin nüüd pikalt jälle jaurama. Ei, ega ma jäin kuidagi mõtlema, et kuidas siin objekt ja metatasand täpselt seotud on, aga tähendab, me ühelt poolt räägime teaduse arengust ja teiselt poolt teaduse mõtestamise arengust. Ja siis kas see mõtestaja ise on ka teadus või ei ole? Et kui me räägime natuke nagu humanitaaria, praegu rääkisime natukene vist nagu... Praegu ütleks niimoodi laiali, see on küll selge, aga sellepärast sattusin segadusse. Ühesõnaga, et kas me räägime sellest, et muutunud on olukord reaalias ja seetõttu mõtestab humanitaaria seda kuidagi teistmoodi või on humanitaaria ise ka kuidagi muutunud ja kuidas need seotud on. Ühesõnaga tasandite peale jäin mõtlema. Ma arvan, et humanitaaria üritab hirmsat moodi reaaliat järele aimata. Sest ega praegusel ajal ju sul peab iga väite kohta peab mingi Statistikaameti tõendi olema, et see sama, millest sina rääkisid oma ajakirja puhul, et me ikka tahame head esseistikat või ootame head esseistikat, eks. Aga kogu see teaduslik pool, see ju teeb ka ikka seda matemaatilist ookuspookust seal, kus ta õige, kus ta seda ei peaks võib-olla tingimata tegema. Aga et me rääkisime just korraga teadusest ja teaduse mõtestamisest see vimma-uuringute afäär, see läks nagu korraga käibesse kui teaduse korrumpeerituse näide ja teaduse mõtestamise korrumpeerituse näide, et mul on raske neid kahte liini korraga töödelda. Ja ega tõenäoliselt meil samamoodi, et me ei saa isegi aru, et meil raske on. Me ei sammu võrra ees. Nojah, et tähendab, minu arust see, kui me rääkime, et teaduse masinavärk hakkab kinni kiiluma, siis vabalt võib olla, et sellised korrumpeeringu ilmingud ongi need raginad ja mõrad, mis seal kinni kiilumisest tulenevad. Või see on isegi loomulik või loogiline, eks ju. Sest Aga tegelikult ma arvan, et see on väga oluline vahet ja mitte me peame nüüd hakkama mõistet teadus üldse defineerima, et teadus on empiiriline meetod, ma arvan, et sellel
jah. See on tõenäoliselt parim, mis meil ikkagi kokkuvõttes on, aga kas siis ei ole vimauuringutele asjaga midagi pistmist, sest need distsipliinid ei ole ju vähemalt mitte läbinisti ja empiirilise teaduse distsipliinid. Ei, aga nad käisid ju seal koerapargis tegemas oma empiirilist teadust, seal olid ikka vaatlused ju taga. Aga nad muidugi kirjeldasid vist seda või tähendab, mõtlesid välja need kirjeldused? Ja pigem see oli siukene ikkagi kvalitatiivsed uuringud, see on see, mis sa ütlesid, et humanitaaria teatud määral matkib reaaliat, aga see jääb enamasti ikkagi selliseks kniksuks või see põhiiva on ikka teistsugune ja siis tõesti, et empiirilise teaduse kohta või hetkeseisu kohta ei ole mõtet midagi väita nende tekstide põhjal ja seda nad ei taotle ka minu meelest. Ja nüüd kultuuri mõtestamise üle käib see poleemika selle afääri puhul, ma ütleks. Maailma ja kultuuri. Jah, me oleme nüüd siin tund 45 minutit on juba, nüüd on aeg küll mõelda selle jutajamise kokkutõmbamise peale. Et ega siin niimoodi kuhu lähed, feminism? Peas sellele, aga miks mitte? Miks mitte? Alustame Johannast pihta, et kuhu lähed feminismi ja mida teha, et mida siis peaks tegema, et ärme 3019 lähe, aga mida teha selleks, et siis, või mida peaks tegema selleks, et kui aastal 2060, kui siin veel eesti keelt pead räägitakse, et siis võtame kaugemale 2080. Et mind kindlasti enam elus ei oleks. Võtame siis veel, kui me juba seda tee pealt läheme, võtame siis 2119, mida siis selle ennustusega mida peaks siis, mis oleks hea teha, et kui Johanna Rossi reinkarnatsioon on siin stuudios, et temal ei oleks seda. No mulle see ei meelde, mis sa ütlesid, et see traagiline situatsioon, et see kirjasõna, mis meid ühendab, et see on tehtud teise soo. Sa saad aru, mida ma täpselt sõnast ei mäleta, et mis see, ja ma saan sellest mingil mõttel ka aru, mis sa ütlesid, et mis siis tuleks teha või mis teha, see kõlab ka nagu jaburad natuke, aga sa saad aru, mida ma tahan küsida, et ma ei eelda sult, et 1, 2, 3, aga ei võt sellega ongi see küsimus, et kuna ma ise olen väga nadi ühiskondlik aktivist ja sellepärast olengi tõmbunud kultuuri kaitsvasse tsitadelli, nagu filmis Elu tsitadellis, siis ega ma arvangi, et selles mõttes võib-olla on tingimused juba loodud, aga nüüd võtab see protsess lihtsalt väga kaua aega, et see kultuurikaanoni siis representatiivsus aega mööda kasvaks. Eks ta kasvab ja siis sealt jäävad jälle mingid teised kogemused välja ja siis hakkab neil natuke halvem ja siis eks see asi niimoodi loksub. Aga et kui küsimus oli selles, et kuhu feminism läheb, siis minu arust üsna selgelt on läinud peavoolustumise teed ja sellega on kaasa tulnud ka need probleemid, mis peavoolustumisega ikka kaasa tulevad. Et ühelt poolt on nagu olukord läinud, on väga soodne ja asjad on läinud õiges suunas ja sellele me võiksime kõik rõõmustada, aga siis tekib see küsimus, et siis me hakkame võib-olla vaidlema mingite nüansside üle, mis muus olukorras ei tundukski tähtsad ja tekib küsimus, et milleks seda silti siis enam üldse vaja on, kui see nagunii on juba kõikjal. Ma arvan, et teatud mõttes feminism on kõikjal, selles mõttes, et kuskil, ma ei tea, avalikus arutelus ei ole ebanormaalne, kui poliitik või muu avaliku elu tegelane tunnistab ennast feministiks või profeministiks, aga samas see ei pruugi ka eriti midagi tähendada, see võib olla lihtsalt selline väike reveranss või ma ka normaalne inimene ja minu arust see on iseenesest täiesti mõistlik olukord. Tahaks küsida tegelikult, et lõpetuseks, et mida arvata, võib-olla sellega teekski tõmbaks otsa kokku, et mida teie arvate sõnaühendist meesfeminist? Hakkame siit Mihklist pihta ja siis hakkame pihta mehest ja lõpetame feministiga. ja anname Johannale siis lõppsõnaks. Ma ei tea, kas
see õel nali Merisiaga ja vist päris ei sobi sinna, et mis teil pistmist mehe ja mis teil pistmist feminismiga või feministiga. No, ma tooks siia tegelikult mingi kultuurilise mõõtme sisse, et noh, minu arust 20. sajandil või vähemalt tähendas see nagu, oli nagu mingis mõttes iga normaalne inimene oli ja see ei vajanud väljavõtmist. Ma ise olen viimasel ajal nagu provokatiivselt, mitte provokatiivselt, ma olen tunne isegi siin iva, et kui varem tähendas seda, et ma olen feminist, sest ma usun võrdsetesse õigustesse, siis ma ei ole feminist, sest ma usun võrdsetesse õigustesse, sest siin on seesama mehhanism, mille Dostojevski on välja toonud minust kurjades vaimudes väga hästi, et üks ja sama asi, kui sellega liiale minna, ta muutub enese vastandiks. Ja feminism võib minna seda teed, eks, et kui ta varem lammutas soolisi eristusi, mingi, ütleme, juriidika tasandil, siis ta nüüd võib-olla hakkab neid taas tootma. Üsna halvas mõttes, selles mõttes, et kui võimaluste võrdsust aetakse taga tulemuste võrdsuse kaudu, siis ta on muutunudki enda vastandiks juba. Ja seda ikka aeg-ajalt tuleb. Aga mina heas mõttes, kui tulevikuprognoosides ma usun, et etoloogia tuleb purgist välja ja bioloogias on sooline dimorfism nagu täiesti möödapääsmatu ja see tähendab, et tuleb uurida nii tilulisi kui pilulisi ja kuidas nad seestpoolt paistavad. Selline pidulik lause. Siis sa oled ikkagi teatud mõttes ühiskonna suurema soolistatuse pooldaja. Ei, ma ei arva, et need aspektid peaks tulema seadusandlusesse. Mitte seadusandlusesse, aga ütleme avalikku ruumi. No jaa, aga siin tuleb aru saada sellest, et humanism saab siin, see saab nagu kinga, jah, et see, et mingi üldinimene, eks ju, see inimese mõiste sellisel kujul ta muutub liigi eristuseks ja inimene on kahesooline liik, sorry, eks ju, siin pole midagi teha. Et selle, minu arust tänapäeval juba totter rääkida, et sünnitakse puhtaks leheks ja kasvatatakse poisteks ja tüdrukuteks, et see ei päde kohe üldse. See on nagu nii vale, et nagu isegi Harari ütles seda, või mitte Harari, Harari võttis selle aksioomiks, ta on tark inimene, aga ka Brensing ja Frans de Waal ja kõik need tegelikult Marek Tamm, tema kirjutas Sirbis ja ka Vikerkaares, eks ju. Et inimest hakatakse mõtestama bioloogia kontekstis teiste liikide kaudu. Jaak Panksepale viitavad juba väga paljud, eks ju. Et jah, ma veel usun sellesse mõttes, et teadusel on siin nikerdada küll ja selles mõttes on asjad hästi. Johanna, mida arvad sõnaühendist meesfeminist või meesfeminist on üks sõna tegelikult? Üks sõna. Siis tõmbamegi joon alla selles. Kas see sõna minus väga tugevaid tundeid ei tekita, kui välja arvata see, et mulle põhimõtteliselt meeldivad liitsõnad, mille esimene osa on mees, nagu meeskirjanik, meeshelilooja, meeslaulja, meespoliitik, meesmõtleja, meesfilosoof ja nii edasi. Selge, hästi ammendav vastus. Tahtsid sa lisada midagi või? Kuulge, aga 2 tundi on jälle läinud nagu lennates. Et aitäh tulemast. Johanna Ross, Mihkel Kunnus. Meeskultuuri eugeenik. Meeskultuuri eugeenik, jah. Ja mina loen, ma seda korra juba teinud, et Eesti meesluuletaja Andres Vanapää kilke. Et meesterahvad, naisterahvad, need on ainukesed rahvad. Orra. Jah. Elagu rahvaste sõprus. Ja just nimelt elagu rahvaste sõprus. Meile ma käisin 87. aastal esimesel välisreisil Bulgaarias. See on meeles, siiamaani on meeles mingid sellised massiivsed plakatid majand, mingi 60x80 meetrit umbes plakatid. SSSR, NRB, Družbana-Veki. Sajandi sõprus. Et sellisel sellises sõralikus võtmes olekski jäätamata joon olla teile, et aitäh tulemast ja eetris oli siis tont teab mitmes tähendas teie saade 50 hakkab varsti täis saama, et mina olen saatejuht Hardo Pajula ja head õhtut.